KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja minuga siin on Kallaste. Head uut aastat. Ja uut aastat siis meie poolt teile ka, nagu Kallaste ütles, sest et 2026 hooaeg on siin, aasta õigemini. Ja 26 on hea number ka võtta, me ei saa kurta nagu selles suhtes. Ma selle peale ei mõelnud, see on sinu aasta. Et saime siis 2025 aastaga ühele poole ja ütleme siin viimase 3 kuu jooksul on päris palju juhtunud, on ju? Omajagu, NFL-is ja väljaspool ka. Ja ei, muidugi me hakkame viitama, kuidas sul läinud on viimased 3 kuud, NFL-i footi podcastis, mitte footi asju rääkima. Nagu tea, mis meil tegemata jäi tegelikult need New Year's resolution'id mingil moel, aga seda saavad siis kõik ise teha. Kas sa teed üldse? Kuna mul kevadel täitub 30, mitte tegelikult sellega seotud, aga ma mingi nädal või 2 tagasi mõtlesin, et okei, kuule ma aastavahetust proovin nagu tervislikumad rutiinid sisse viia, vaata. Ja siis nüüd umbes mingi viimane nädal ma olen nagu teinud rohkem trenni, söönud veidi paremini, ma proovin seda lihtsalt üleval hoida. Et esimest kord elus, ma ei anna resolution'it, aga ma nagu võtan ennast kokku. Okei, ja normaalne, ma ei ole mitte kunagi teinud. Mul on pigem see, et ma teen siis, kui ma tuleb see mõte kohe, nagu mida mitte sa ootad siin nädal. Ma nagu ei oota aastavahetust, vaata. Ja täpselt nagu, see on mingi pehmode mõtleviis. See on lihtne, vaata, see ongi see, et ma lähen 1. jaanuarist lähen jõukasse, mis on nii klassikaline, vaata. Ja siis ongi see, et siis sa käid nädala ja see käib, vaata. Ma üldse ei oota praegu, ma pean peale lindistamist jooksima, üldse ei taha minna sinna, sest et see on nii palju, eile oli juba nii palju inimesi, anna olla, nagu see oli siuke hullu maja. Ma vihkan nagu, sa Hyroxit tead, on ju? Jah. See on hästi populaarseks läinud, ma olen praegu Saksamaal, teen oma viimast rehabi parti ja siis see on räigelt populaarseks läinud siin. Nagu räigelt populaarseks. Fuck, nad võtavad ju terve pool jõusaali ära, jalutavad oma nende asjadega ringi, teevad oma, ja siis nad ju teevad stationeid ja ma teen neid 3 masinat, mul on need 3 masinat minu. Ja, seti. Fuck sakes, nagu kas seda nagu sul CrossFit box'id on selle jaoks olemas, kus sa teha seda. Ma just mõtlen ka, et nagu sest Tallinnas, ma pole nüüd jõuks käinud, ütleme mingi aastal, kus saate, aga õnneks MyFitnessis just tehakse rühmatrenni. Eestis vist neid ruumi on nii vähe, et need CrossFitterid peavad minema nagu oma sinna ruumidesse ära, et nagu keegi vist nagu jõusaal üle ei võta. Jah, üldjuhul sa ei näe, ma olen vaikselt tähele pannud, kui siin aasta jooksul ma ikka mõnda näen, kes teevad neid CrossFit, neid Hyroxi staffi ja CrossFiti asju sa näed, niikuinii CrossFiti Hyrox on mudel siis sellest või siis võistlusviis CrossFitis nagu natuke sarnane, aga ta ei ole päris CrossFit. See oli see, et sa jooksed gildi, teed stationi ja siis 8 gildi vist on äkki. Jep, 8 stationit ja 8 gildi jooksed. Aga jah, me räägime, nagu ma juba korras sõnusin ära nagu näha, et me räägime jälle footi podcast'ist, mitte footi asjadest. Et nagu, siin me oleme. Vahetult enne lindistama panemist, et davai, teeme kiirelt ära. Jah, teeme kiirelt ära, veel läheb see lebotund aega. Aga täna siis viimane otsustav nädal, kuigi ma ei tea, kui palju siin enam otsustada jäänud on. Me üldjuhul teame need meeskonnad, kes lähevad play-offi, et kui me teeme täna siis vaatame seda viimaste põhjooaja nädalat, siis pooled mängud on siuksed nagu, Kallast, mis sa arvad siin mängust, mitte midagi ei ole kaalul, lähme edasi. Ega siin palju öelda ei ole, osade juures. Ja, et meil on, ütleme nii, et 4 mängu, mis on nagu väga-väga head, on. Esimesed 2 ja siis põhimõtteliselt viimased 2. Jah, võib nii öelda küll jah, et seal natuke on kaalul õnneks, aga jah, see tundub siuke tubli red zone'i juhtu on see viimane pühapäev. Ja see number 1 pikk tuli minu üllatuseks, kusjuures see ei ole ka nii kindel tegelikult. Jah, seda küll. Kuna sellest räägime natuke saa pärast täpselt, mis seal NFL-il on huvitavad tiebreakeri reeglid nagu, mis iganes liigas oled, kasutage NFL-i omasi. Kõigil on võimalus mingil päeval kuidagi pisi, sest et nagu tiebreakeri reeglid on naljakad ikka, aga nagu see on, mis ta on, vaata. Aga täna siis vaatame üle viimase nädala siis suurimad mängud, kes play-offi asetuse vaatame üle, kellel on võimalus liikuda täpselt, mis on need stsenaariumid, et see võimalik, et huvitav oleks pühapäev siis teie jaoks samamoodi.
ja siis see on ka sellega, siis ma arvan, et me saame siukse tunni aja täis küll, et siin 1. jaanuar on täna, kui me lindistame, et ma ei tea, ma olen mingi 8 tundi sai magada isegi, päris okei. Ei, mul oli väga vastutustundlik aastavahetus, shout out Jan Joonas, hüppasin tema juurest läbi ja siis ma jõudsin õhtul kenasti koju ja ma olin kenasti välja maganud ja et sa praegu ütled, ma olin kell 10 juba teki all ja. No ei noh, päris nii vara võib-olla mitte, ilutõestikku nägin ära ikka, ütleme nii. We're getting too old for this shit, üks nendest on ju. Aga jah, aga uus aasta lubadustest rääkides, kui sa tahad midagi uut proovida, lubada endale, et sa tahad midagi uut ja värsket proovida, siis üks variant oleks Ameerika jalgpall või siis flag football. Ise otsustad, kas siis võib-olla lihtsam alustada, kui sa pole absoluutselt kunagi teinud nagu sellist laadset sporti isegi, siis võib-olla flagist alustada, kui sa tahad. Aga noh, me oleme natuke limiteeritud selle koha, kui sa Tartus saad alustada kontaktiga, kui sa Tallinnas saad alustada flagiga. Sõltub, kus sa oled jah, et aga noh, point on sama. Ma kartsin, et sa teed seda, et kui sa tahad uus aasta lubaduse ja midagi värsket teha, siis ma kartsin, et tuleb Olibeti promo vastu. Aga... Ja siis lähme, pange kõik oma eelmise aasta ülejäägid sinna ja võidame. Muideks Oliboostidest ka jah, siin tuleb päris palju asju rääkida täna. Aga jah, flag football on siis Tallinnas olemas nii naistele kui meestele. Tallinn Bay Bowlers ja siis Tallinn Diamonds on ja Tartus saab siis kontaktiga Ameerika jalkat mängida, aga jällegi sama asi, kui sa tahad, oled Tallinnas huvitatud, siis võtke ühendust Tartuga, meil on siin olemas Tallinnast omajagu poissi, kes käivad Tartus mängimas samamoodi ja trennid hakkavad varsti ja et nagu täitsa võimalik on mängida niimoodi nagu noh, siiamaani on tegelikult Tartu, olge maasad, on üle Eesti meeskond niikuinii, see on Tallinna Tartu meeskond kokku pandud. See on jah, Eestis ju meie siin kommuunis on väga harv, ma ei tea, kas on üldse kunagi juhtunud, et 2 nagu konkureerivad kontaktimeeskonda samal ajal teevad, et noh, see ongi, sa saad satsi kokku ja lähed, et mainin lihtsalt, et Läänemaa rahvas saab Haapsalus ka flagi mängida. Ja selle ma unustan kogu ära, sest nagu meil ei ole otsest kontakti nendega. Aga mis nagu müts maha, et nad alustasid ise vaata nõnda. Ma arvan, et off-season tuleb, võib-olla räägime Johniga podcastis ka, et teeme tutvust siis flag footballi vedajaga siin ühega. Jah, et see on hea mõte ja siis Olibetist rääkides, vaatame siis üle selle nädala Oliboostid või noh, ühe neist, aga see nädal on ka see asi, sellel asja tuleb meelde, tuleb silma peal hoida, on ju, et NFL-is on need lepingud ei ole garanteeritud, on ju, et kui sa tihtipeale on nendel mängijatel on siis incentive'id nii-öelda, et mingi statistilise näitaja nad peavad täis saama ja siis nad saavad mingi ekstra raha selle eest. Ja viimane põhjooaja nädal on alati see, kus me hakkame vaatama, kellel on veel puudu midagi ja kellel on vaja touchdowni, kellel on vaja 10 jaardi receiving ut, siis selle nädala Oliboostid lähevad kõik selle alla, et mängijad, kellel on ekstra motivatsiooni saada täis oma statistikalised näitajad, siis need me paneme boostidesse sisse ka, aga sellest me räägime natuke pärast. Ja Superbowlil näeme siis 6 nädala pärast ju. On jah, 6 nädala pärast. On siis Superbowl nii Tallinnas kui Tartus, teeme siis watchparteid ka ja siis seal me arvatavasti näeme suurem osasi teid, et kui teil juba kirjas ei ole, siis te teate, et 8. veebruar või siis Eesti aja järgi 9. veebruari varahommik on siis Superbowl. Öö vastu 9. nii-öelda siis jah. Jah, võt täpselt nii. Ja aga siis täna tegelikult Kallas juba mainis, et õhtul saab vaadata footy täna õhtul. Siis üks mäng oli eile õhtul ja ma ei tea, ma korra peab ära mainima selle, et siis college jalka veerandfinaalid alustasid siis eile öösel ja Ohio State mängis siis Miamiga, kus Ohio State sai valusa kaotuse Miami Hurricanesi poolt 24-14. Seal oli Julian Sayenil oli päris halb Big Six seal teisel veerandil, Keon Scotti poolt ideaalne riid ja võttis selle palli vahelt ära. Aga suures pildis nagu Carson Beck, kes on siis nagu kellele üle 40 stardi kolledžis, Miami quarterback siis, kes mängis pikalt Georgias. Tema kogemus ausatades määras päris palju, tegi mitu head play'd tähtsates olukordades ja Ohio kaitse ei saanud lõpus toppe, kui oli vaja, aga noh, nende rünne tegelikult struggle'is terve mäng, et Miami kaitseline coach on Jason Taylor, by the way, Hall of Famer, Dolphinsi Hall of Famer ja nende kaitseline on söge, et Ohio State'i ründeliin olid räiged probleemid, sealt see pressure tuli ja nüüd see on teine aasta, kui college football on läinud sellele uuele play-off'i süsteemile, ehk siis 12 meeskonda saavad play-off'i ja nüüd on 0-5 on meeskonnad, kes on esimese raundi spy saanud, et nad pole kordagi võidetud, ehk eelis, mida parem meeskond see on, sa saad esimeses raundis ja peaaegu mängima,
aga need meeskonnad on 0 ja 5, sest et kolledžis on veel ju see viga ka, kuna need bowl game'id, sul ei ole struktuuriga, otsese struktuuriga nagu ajakava, siis Miami'l, Ohio State'il oli 25 päeva äkki viimase mängu ja siis selle mängu vahel ja kui see oleks isegi saanud nagu sinna championship mängule, conference'i championship mängule, siis oleks isegi üle 6 aja vahe olnud. Et see on sõge aeg, et nagu sa põhimõtteliselt ju nagu meeskonnadel, sul on lihtsam minna nädalast ausalt, et sa hoida seda vibe'i going ut. Ja 100%, eriti kui see on 6 aega, ma saan aru, kui sa saad nagu nädala või 2 isegi, aga noh, kolledžis on veel see ka, et noh, kuigi siin mängus nagu mingit suurt seda ei olnud, aga no seal on need opt-out'i küsimused ja kõik siuksed asjad ka, et noh, et see nagu see landscape muutub nii kiirelt, et jah, Miami selgelt see, et eelmine nädal oli poolteist nädal tagasi oli nagu kehv mäng, siis noh, nad said ikkagi rooste maha löödud ja Ohio State oli selgelt hädas vahepeal siin, et kuigi jah, need nagu prospektid, noh, Harvell Rees võib-olla ei teinud, aga noh, Jeremiah Smithi peab mainima, kuigi ta drafti ei tule, aga Caleb Downs, ma arvan, noh, jättis ka ennast sinna ülesse ja Ruben Payne Miami poolt tegi ka nagu piisavalt, et ma arvan see, või noh, piisavalt on nagu vale öelda võib-olla praegu drafti osas, aga noh, ma arvan, et Ruben Payne'i nimi jätke kindlasti meelde kui keegi, kes on ilmselt top 5 mängija. Ja nüüd on tõenäosus päris suur, et me näeme Georgia versus Miami poolfinaalis, kus Georgia mängib siis täna öösel Ole Missi vastu, suur favoriit peaks võitma selle ja peaks olema see esimene, Georgia oli ka bye-week ju, jah, oli küll. Et ükskord lõpuks keegi võidab, ka kõik ei saa kaotada, kes tuleb bye-week. Aga ma tahtsin praegu just öelda, et vaadake kindlasti kell 7 Oregon versus Texas Tech ka, kes ma sain aru, et paraku meie peame vaatama, te kuulete. Me vaatame seda, me mainisime eelmine et see play-off'id hakkavad jah siis täna öösel, et siis kui episood välja tuleb, siis on need mängud ka läbi, aga jah, meil on 3 mängu veel jäänud, et ja siis järgmine nädal on siis poolfinaalid juba, kui me eksi, ja siis on juba championship game, jah. Aga noh, see bye-week'i küsimus tuleb siin NFL-is ka jutuks meil kohe, et see on alati siuke huvitav asi, kas sa tahad bye-week'i või sa pigem ei taha vaata, kas sa tahad tervemaks saada, aga samas sa kaotad selle rütmi ära vaata või sa pigem mängid iga nädal lihtsalt ja lähed edasi, isegi kui sul on mõned mängid natuke vigased selle pärast on ju. Aga NFL-ist juurde minnes siis võib-olla peame rääkima sellest off-the-field draamas ka, et see on natuke suur, mis seal on toimunud Diggs'i perekondadest, siis alustame lihtsamast. Trevon Diggs, kes on siis Stefan Diggsi noorem vend on ju, kes on Tallases ehitanud päris karjääri üles, aga siin viimased aastad on vigastuste küüsis olnud ja natuke ka võib-olla performance ei ole nii hea olnud, kui on loodetud, eriti peale seda suure lepingu saamist, siis nüüd ta lasti lahti. Tallase poolt Waverisse pandi ja siis Packers võttis ta ülesse, et ta läheb siis taga Parson Maikaga kokku, kus nad olid head sõbrad, mängisid ju Tallas koos, nüüd nad on siis Packersis koos, kuigi Maika ei mängi ja kui ma ei eksi, Trevon Diggsi leping tegelikult lõpeb ära see aasta, kui Packers võib lahti saada, on ju. Jah, et ma arvan, et nad lihtsalt, noh, üks asi ongi võib-olla see, et Packersil on vaja ka cornerit, aga nad võib-olla võtsid kellegi teise eest selle ära ka vaata, kuna Packers on eespool. Ja teine asi, nad võivad ta jätta meeskonna, kui nad tahavad. Vist, et selles suhtes, et saavad viimase 2 nädalaga või viimase nädalaga siis natuke hinnata või 2 nädalaga, kuna nad lähevad play-off'i niikuinii vaata. Et saavad hinnata, et mis seal alles on ju. Äkki Eagles oleks üles korjanud ta vaata ja noh, see ongi nagu see, et siuksed Ramsil oleks võib-olla corneri abi vaja ja Bearsi tegelikult sobib ja või noh see, et jah, et see waiver'i kasaga õnnestub võib-olla teistel tiimidel ka kägu keerata veidi. Et see on siuke, noh ja Darius Slay on ikka veel istub kuskil kodus, sest ta ei taha minna Buffalosse. Ja täpselt. Et see, noh, see on natuke see oli eeldatav lahendus, mis me eeldasime niikuinii, et juhtub siin hooaja lõpus, aga lihtsalt Cowboys tegi seda varem, kuna Trevon tegelikult sabotas siis ennast natukene ikka, ta ei läinud ju peale, ta ei läinud sellele jõulumängule kaasagi meeskonnaga värki, et nagu põhimõtteliselt ta quittis ja võib-olla see oligi tema eesmärk, et lastakse lahti, et saab minna play-off'i mingi meeskonna ette mängima, et iseenesest ta nüüd tervem on, et ta tuli sellest IR-ist tagasi sellest palju vigastusest on ju. Ja temaga nagu üldse see veider ka vaata, tal oli concussion'iga IR-is pikalt ja siis oli mingi, et ta pani telekat seinale ja see kuks talle pähe, aga noh, see oli alati veider ja noh, mul Twitteris jooksis nagu mingi asi läbi, et noh, see tundub, et ta on, tundus, et noh, seal jah, Diggs ilmselt tahtis minema, ühesõnaga. Ja noh, sai oma tahtmise ja Packers sees, kusjuures ta võib kohe mängida ka, jah? Nagu reaalselt ole difference maker. No nende parim corner on Keyshawn Nixon, terve hooaja olnud, et noh. Minu arust outside corneriks Trevon Diggsi võib panna küll.
jah, et mingi abi ta toob sinna, aga eks me näe, et sest, et see nädal võib-olla saab isegi proovida juba natuke mängida. Siis, aga suurem küsimus selle meeskonnaga on millegipärast Stefan Diggs ikkagi olnud just eriti veel off the field asjadega, kuna ta on siuke huvitav karakter. Ma ei tea, kas ta ilmtingimata nagu halb inimene on, aga ta ikka kipub natuke asju tegema, mis on küsitava väärtusega, ütleme nii. Ja siis, see viimane süüdistus vist ikkagi viitab, et ta on halb inimene. Jah, pigem küll, sest kui sa oma kokka hakkad kegistama sellepärast, et sa ei taha talle raha maksta, et ta nõuab raha sult, siis see on see, millest teda süüdistatakse, et ta kägistas oma isiklikku kokka, kes läks nõudma oma raha, mille eest ta oli tööd teinud, aga Diggs ei tahtnud talle maksta seda millegi pärast, mis iganes põhjusel. Ja nüüd oli siis teda ei arreteeritud, aga see kokk siis pani selle süüdistuse sisse, aga see juhtus tegelikult juba detsembri alguses, aga alles nüüd see jõudis siis nagu politseisse ja ametlikult. Ja lihtsalt, mis asja teeb nagu veidramaks on see, et nagu Stefan Diggsi agent ja värgid üritasid seda räigelt, no mitte agent, vaid advokaat üritasid seda varjata räigelt, et see välja ei tuleks ja asju, et mis siis ja väidetavalt üritasid juba maksta selle kinni, et ta vait oleks, on ju see kokk siis, kes on siis see, kes süüdistab neid. Et see siis tähendab natuke, kui sa loed seda, siis see pigem tähendab, et ta on süüdi. Jah, tundub, et jah, see on nagu, et kui advokaat juba on seotud sellega, et maksame kellelegi, siis on juba keeruline, et Patriotsil üks veel ju, Christian Barmore oli ka koduvägivalla süüdistus alles, oligi eile või üleeile või? Tegelikult või? Jah, ta vist isegi arreteeriti. Minu jaoks oli ka üllatus, Jan mulle eile ütles, kui 31. siis, et see oli, jah, uudised on vähem kui 24 tundi tagasi domestic assault and battery'na, et vist tüdruksõbraga oli füüsiline kontakt jälle, et Patriotsil 2 tükki, ma nägin Mike Vrabel ütles, et need on praegu süüdistused, eks ju, see on klassika, et need on süüdistused ja siis, mis ta nüüd on, need nagu segavad faktorid on ju. Aga päris koledad süüdistused mõlemale mängijale. Ja siin on NFL-il on paar asja, mis nad teha saaks, nad saaksid kohe panna sinna exception listi, commissioners exception listi, kus ta siis saab palka minu meelest, aga mängida ei tohi. Ehk siis nad on meeskonna juurest väljas kohe, mis oleks väga halb Patriotsile enne play-off'i, on ju. Aga NFL ei tee seda tihti peale, sest nad ootavad ära, mis juhtub tegelikult ja siis nad teevad oma karistuse veel, et nagu suure tõenäosusega midagi Diggsile tuleb, aga kuna see Nad on targad ja nad venitavad seda nii palju kui võimalik, et NFL hooaeg saaks läbi, et selles suhtes ma arvan, nagu NFL-i poolt ei tule karistust selle hooaja sees. Kui suspension tuleb, seda tuleb järgmine aasta ilmselt. Ma lihtsalt täpsustuseks ütlen, et Barmore juhtum oli tegelikult augustis, aga nüüd see läks nagu kohtusse. Okei. Et see on jah siuke asi, millel silma peal hoida, aga teine asi, kui palju see mõjutab seda sama mängijat ka vaata, kui hästi Diggs suudab neid mängida ja nagu me oleme kõik inimesed nagu siin mõjutab ka, kui sa lähed tööle hommikul, kui sa kuradi ma ei tea, mis juhtus kodus, on ju. Et nagu see ikkagi mõjutab, on ju. Et see, ma ei tea, aga ma millegi pärast arvan, et see Stefan Diggsi koduelu ei ole ka väga peaceful. Ma just hakkasin ka ütlema, et ma olen siin mitu nädalat terve hooaja rääkinud, et Stefan Diggs on nii tasakaalustav veteran presence olnud Patriotsi pingil, et mul on endal praegu nagu tuhka pähe vaja raputada, aga jah, Diggs ja tema siis elukaaslane Cardi B ometigi ja seal vist jah, Diggsil on varemgi mingid juhtumid olnud ja see ta oli lihtsalt Marylandi ülikool, mitu tükki, et ta oli lihtsalt Marylandi ülikoolis ju vaata ja siis ta väidetavalt oli ju Ravensiga pre-draft intervjuul läinud ja Ozzie Newsome oli kategooriliselt keeldunud seda kuti draftimast ja Diggsi ema nõudis, et Baltimore vallandaks Ozzie Newsome ja mingi täiesti selles mõttes, et see Diggsiga käib nagu baggage kaasas, aga jah, ta, ma ei tea, yardid ja catch'id on eliit tegelikult, see tihti ongi. Aga ma arvan, kui Patriots niipea, kui nad saavad normaalse receiver'i, nad on okei, laskme ära, sest Patriotsil jäänud väga muud üle ka vaata, peavad sellega lihtsalt üle elama. Aga suures pildis, ma arvan, et selleks playoff run'iks mitte midagi muud ei muutu siin kui see, et võib-olla Stefan Diggsi enda performance võib langeda tänu sellele, et ta peab nii palju asjadega nagu muretsema ka, on ju. Et NFL suure tõenäoliselt, kui see väga hulluks ei lähe, ta ei astu sinna vahele, et ta laseb tal mängida. Ma arvan ka jah, et või kuidagi jah, see on nagu nii suke nõme on seda nagu öelda, aga ma arvan, NFL ei kipu praegu Patriotsi mängijaid suspendima, ütleme nii. Jah, ja varasemate näidete puhul ka nad lasevad kõigil asjadel lõppeda ja siis nad teevad alles otsused ise, et suspensionite osas ju värgid, et aga elame näeme, hoiame silma peal sellel igaks juhuks, sest sa kunagi ei tea, mis siin NFL-i maailmas toimub, on ju. Siis
vaatame korra eelmise nädala, siis võtame ennustusmängu ka kokku, enne kui me lähme siis tuleva nädala mängude juurde. Ja eelmine nädal siis oli vist, see on see kõige väiksemate arvudega ennustusnädal üldse, sest meil on vaata nii palju mänge Thursday night'il ja siis meil on laupäevasid mänge, et pühapäeval on ainult 11 mängu ja siit on raske minna kahekohaliste võidunumbriga läbi, aga 2 mänge Martin ja Siilak läksid 8-3, mis on ikka väga soliidne ja siis Aaron, Egon, Jan ja Juhan ja Kallaste, Kaur, meie podcast, Marko, Meelis, Ott, kõik panid 7-4 kokku ja ma olin ise 6-5 peal, et selles suhtes väga tugevad nädalad, aga väga suures pildis midagi ei muutunud, sest et üldarvestus on ikka Esper juhib 2 võiduga, Egon on 2, Kristjan Lints on 3 ja Kristjan Lints on siis 3 võiduga maas Esperis, kes on esimesel kohal ja siis Kaur on 4 maas, ta on 4 siis esimeses kohast ja Marko M ja Meelis on siis 5-6, kes on ainult 5 mängu võiduga maas siis Esperist. See 5 tükki võib väga kiiresti tagasi tulla, kui me hakkame neid halvemaid nädalaid ära võtma. Et siin top 6 on nagu väga wide open, et ma arvan, et kõigil on võimalus veel play-off'i saada top 6, et see on täiesti reaalne. Ja sealt tagant Siilak ja Juhan ja meie Otile läheb veits keerulisemaks, et neil on juba pea 10 võitulised kaotused sees. Aga seda me näeme siis peale seda viimast nädalat, et kui palju see muutub ja siis me arvutame ära neid ja siis järgmine nädal juba saame teada, kes see siis võitleb. See viimane nädal on alati keeruline ennustada ka, sest vaata nagu praegu nädala keskel me teame mõnel tiimil, et mõned starterid ei mängi või mõned tüübid mängitakse, aga see ongi tihtipeale nagu see, et week 18 on nagu nii lahtine, et okei, mingid tiimid, kes vajavad võitu, see selgelt nagu ja siis eriti kui nad mängivad kellegagi, kes umbes vajab paremat drafti picki, seda nagu lihtsam ennustada. Aga suur osa mänge on just sellised, kus nagu viska kulje ja kirja ja looda parimat. Jah, et siin tuleb üllatusi küll, kus nagu Eaglesil ei mängi üks starter põhimõtteliselt, et nagu Josh Johnsoni Commanders võib tegelikult võita küll Eaglesit nagu Tanner McGee ja poisse on ju. Et aga ennustuste juurde jõuame lõpus ka, et me teeme oma enda viimased ennustused ka ära. Siis järgmine nädal teeme siis play-off bracket tuleb lahti ja siis selle kõik info tuleb siis esmaspäeval, esmaspäeval on teada, kes täpselt mängivad ja mis järjestus on ka. Et hoidke silmad lahti ka sellele. Siis Oliboostides käisime eelmine episood läbi, et saime väga hea nädalaga, saime natukene, jõudsime 0-le lähemale ja see nädal me tegime praegu ainult 1 Oliboosti selle all to win, 3 meeskonda, kes kõik võidavad, sest et me ootame nii viimase hetkeni nende vigastuste ja nende uudistega, kes mängivad ja kes ei mängi, et saada võimalikult teada propid ja me teame siis see nädal 2 propide parleid ja siis 2 touchdownide parleid. Ehk siis võimalikult palju ära kasutada neid incentivite nädalat, vaata, kus mängijatel on ekstra motivatsiooni, et saada need mängijatel ja meeskondadel, see ei ole ainult mängijate asi. Ja meeskonnad ka ise üldjuhul nad üritavad pushida, et nagu mängijad saavad oma incentive'id kätte, kui neil on natukene jäänud välja arvata mingi Dallas Cowboys või siis Cincinnati Bengals. Mõned tiimid on jah, seal on aastat, et siin nagu tulebki selgelt välja see, et treenerina on väga lihtne nagu mängijate austust võita või osta sellega, et kuule, mäletan üks aasta Emmanuel Sanders, kui ta veel mingi äkki Saintsis mängis või midagi ja ta oli vanem mängija, eks ju nii-öelda, aga ja play-off'i lootust ei olnud, aga ta tuli, talle topiti mingi 2 palli esimesel veerandil ja siis kui ta teise kinni püüdis, ta oli seal nagu põrandal ja hakkas tähistama juba, vaata umbes ise oli touchdowniga maas mingi 8 minti esimest veerandit mängida veel. Aga siis nagu ongi, et siuksed nagu väiksed jaburad asjad, aga tegelikult treenerina sul on nagu hea võimalus mängijaid nagu, ma ei tea, motiveerida. Lihtne. Ja tuleviku mõttes ka näidata, et ma olen mängijate poolt ja ma tahan, et teil oleks võimalikult hea ja nii edasi. Et see on ka kõik tegelikult suures pildis oluline asi. Siis, aga see meie ainuke parallee, mis me see nädal teeme, on siis 3 meeskonda, kes võidavad. Esimene on Los Angeles Rams, kus Sean McVay juba ütles, et starterid mängivad Cardinalsi vastu ja Ramsil on võimalus hüpata play-off'i pildis natuke üles ka, et neil on motivatsiooni mängida ka, pluss neil on vaja saada natukene paremat vibe'i. 3 nädalat tagasi ma oleks ütelnud, Rams oli kõige ohtlikum meeskond, kõige suurem tõenäoliselt Superbowlile paarutav. Praegu seisuga nad võivad kaotada esimeses raundis. Ja Matthew Stafford võib-olla kaotas oma MVP ka lihtsalt nagu viimaste nädalatega, et mitte nagu tingimata oma süül, aga jah, lihtsalt, et nad on nagu allakäigu trendis praegu. Täpselt, aga see on viimane nädal, see week 18 peaks päris hea match-up on neile. Siis Bears mängib Lionsiga, Bearsil on vaja seda võitu, et olla number 2 seed, et neil on ekstra motivatsiooni ja divisioni mäng ka Detroit Lionsi vastu, Ben Johnson läheb oma vana meeskonna vastu ka, aga vastupidi, see Detroitil on ka motivatsiooni mängida see viimane mäng, kaalul pole midagi. Ja Detroit võitis see hooaeg esimese mängu 30-ga, nii et Bears tahab kindlasti revanši.
täpselt ja kolmas meeskond siin on Dallas Cowboys, kes mängib Giantsi vastu, Giants kaotab selle mängu kuidagi. No parem oleks. Giantsil on võimalus ikka veel number 1 pikk saada, ma varsti räägin miks ja Dallasel on kõik starterid, suuremad starterid peaks mängima, kes on terved ka, et Dallas tahab ka lõpetada 8-8-1, kuidas selle võiduga lõpetaksid. Ma nüüd ei tea, mis need tiebreakeri olukorrad siin lõpus on, aga ütleme, kui Giants peaks võitma ja kõik need teised tiimid nende ümber peaks kaotama draft orderis, siis Giants võib kukkuda äkki mingi 6.-7. pikil isegi, kui väga halvasti läheb või 5. Kas seal on 3 tükki, kes olid sama rekordiga? 4 tiimi on 3-13. 4 tiimi jah, ehk siis. Ja Giants on teine praegu, et noh, tead võivad 5. vähemalt. 5. kukkuda jah, kui kõik nagu teised kaotavad, et ma ei tea, kuidas need 4 võidu tiimid nagu, kuidas neid nagu eristatakse, aga noh, jah, ühesõnaga. Et parem oleks, et Giants kaotab. Jah, parem oleks jah, ausalt öeldes, et selles suhtes, oota, kas see on, ma enne pidin vaatama nagu Giantsil, number 7. Võivad kukkuda number 7. Jah, võivadki kukkuda 7 peale, okei. Jah, mis on päris suur kukkumine. 2 pealt või isegi 1 pealt eelmine nädal. Jah, aga noh, me räägime praegu number 1 pikist, aga siis vaatame playoff picture üle. Et meil on mõlemas divisionis on 8 meeskonda elus ja mõlemas on väga sarnane situatsioon. 2 divisioni on wide open. Buccaneers Panthers mängivad selle viimase playoffi koha peale, divisioni võidu peale, see on natuke keerulisem, kohe räägin miks. Ja siis AFC poole peal mängivad Ravens ja Steelers selle divisioni titli peale ja playoffi koha peale. Et ülejäänud kõik 6 meeskonda on mõlemas konverentsis lukus, aga lihtsalt nüüd järjestuseks küsimus on kõige rohkem. Siis, aga enne siuke väike mõttetrill, teile ka võite mõelda, kuulajad ka. NFL-is on 1-mänguline playoff, sul on vaja võita, kui sa oled wildcard meeskond, sul on võita 4 sul on vaja 4 võitu, et olla Superbowli, võtta Superbowli. Ei ole nüüd kõige suurem kogus ja sul peab natuke joppama match-upidega ka teinekord, et see on täiesti tehtav, sellepärast NFL-i playoffid on huvitavad sest peaaegu kõik suudaks tegelikult võita. Et see on 1-mänguline hooaeg, vaata, aga kellele enne play-off'i, see viimane nädal nendest play-off'i meeskondadest on nagu oluline selle koha pealt, et nad saaksid selle hea vibe'i käima ja nad saaksid selle õige rütmi kätte, et nad saaksid tagasi nii-öelda tee peale, kus nad varasemalt olid. Kallaste, kui sa vaatad need, meil on 8 meeskonda siis, 8 + 8, 16 meeskonda. Kellele oleks vaja kõige rohkem seda head week 18, isegi kui see ei muuda nende play-off'i seedingut, aga see annab selle meeskonna jaoks ja meie kui fännide, analüütikute jaoks nagu parema tunde nende võimalustele play-off'iks. No jättes välja need 2 divisioni, mis nagu lahtised on, sest seal on nagu võit kohustuslik, eks ju, et kui sa vaatad seda, siis mul on nagu esimene, mis pähe tuleb, on NFC-st, on Bears lihtsalt sellepärast, et sa tahad seda hoogu jätkata, vaata, nad kaotsid San Francisco'le ka, et noh, sa tahaksid võita, eriti Detroiti vastu, see oleks nagu siuke moraalne võit ja noh, sa saad selle hoo nagu jätkata. Ja AFC poole pealt mul jäi Bills silma. Selles mõttes ma arvan, Bills tahaks hädasti sellist nagu moraali boosterit mingil määral, et noh, siin Joshi ümber on noh, ütleme, meedias hakatud palju rohkem rääkima, mis nagu Baltimore'i fännina. Sean McDermotti uudis tuli just täna välja ka, et Billsi omanikud ei ole väga rahul, et see peatreeneri liigutus võib ka tulla, kusjuures, mis oleks päris just, et noh, siin on nagu ütleme AFC's eriti noh, just ongi ütleme Ravens ka, Chiefs on väljas, Chiefs niikuinii vahet, aga noh, Ravens, Steelers ka samamoodi, noh, need on need mängud, aga Buffalo ka, noh, treenerid võivad olla õhus, vaata mõnes kohas ja eriti isegi nagu play-off'i tiimid, et noh, ma ei tea, South Bowls on igal juhul ohus ja kuigi neil on veel võimalus nagu play-off'i pääseda. Ja no mul on NFC poolelt Rams, ma enne mainisin ka, et nagu sama asi, et nagu nad on olnud vale poole trendis, et nad tahavad saada uuesti nagu minu meelest, sest et nende mäng, kui San Francisco võidab ja siis on Seattle kindlasti number 5 seed ja Rams ei saa ka mitte kuskile liikuda selles hetkes on ka Rams ka number 6 seed, aga see võit annaks neile päris palju kindlust ja võib-olla ekstra motivatsiooni ka minna play-off'i siin. Et eriti arvestades ka nende ründes natuke vigastused, neil on mõlemad tacklid on left tackle ja left guard. Jah, guard on vigane. Ja noh, Ramsi osas veel eriti kuidagi see, et aga noh, samas see ongi see, et sa tahaksid võitu. Ja Ramsi jaoks oleks nagu, noh, võit on igati tähtis, aga noh, mõtle, kui sa võidad mingi 30
või ütleme mingi 21-24 viimasel hetkel ülifüüsiline raske mäng, vaata see, et sa ei taha nii ka mängida, vaata otsast, et Ramsil oleks hädasti vaja see, et sa lähed poole ajal 28-0 juhtima ja siis tiksud. Ja siis paned Stenson Bennett on vist back-up või on Jimmy G seal back-up? Vot see on nüüd miljoni küsimus. Ja see on küll jah, et kes seal nagu Jimmy oli vaata suspended. Jimmy on ametlikult second string jah. Okei, ehk siis Jimmy ma arvan, et nad mängiksid. näha põhimõtteliselt. Jah, kuigi ma arvan, et nad äkki annaksid Bennettile selles olukorras. Jaa, tegelikult hea küsimus, hea point. Jah, võib-olla, et minu jaoks Rams on üks meeskond ja Packers ka natukene, sest nagu Packersi tegelikult, kui sa mõtled selle peale, positsioon on niikuinii lukus, suure tõenäosusega nad mängivad Bearsiga. Okei, isegi see katkine Packers, aga Jordan Love on tagasi, suht kindlalt on tagasi play-off'iks, siis ma ei ütleks, et nagu Packers nii suur underdog on Bearsi vastu. Ja see on nagu minu arust play-off'is üldse NFL-is lahe vaata, et isegi noh, ma ei tea, kui sa vaatad nagu play-off piltis Panthers või kes iganes NFC South'ist tuleb, vist on nagu see kõige nõrgem tiim. Aga me oleme ju varem näinud, kuidas Tampa Bay võitis, kuidas see Heineki andis Brady'le ja Bucksile kõva lahingu ja sellised võite on olnud, et see nagu sa ütlesid ka, et see on, sa pead lihtsalt võitma 4 mängu järjest, aga any given Sunday, et NFL-is võib kõike juhtada, et see ongi see, et see match-up on oluline, aga sa pead võitma igal juhul, see pole küsimus. Ja, aga siis lähme vaatame mõlemad konverentsid läbi. Alustame NFC poole pealt, siis NFC's on lihtne, me oleme sellest match-up'ist rääkinud juba vist 3 nädalat, kui see Ramsi ja Seattle'i mäng juhtus peale seda mängu. Siis Seattle ja San Francisco, hetkel on Seattle siis number 1 seed, San Francisco on number 5 seed on ju. Aga nad mängid oma vahel see nädal ja kes iganes võidab selle mängu, nendest tuleb siis NFC number 1 seed. Ja kaotaja oleneb natukene nüüd, sest kui Seattle kaotab selle mängu, siis Seattle on kindlasti number 5 seed, nad ei saa kaugemale kukkuda. Aga kui San Francisco peaks kaotama nüüd see nädal Seattle'ile, siis San Francisco selle kaotusega ja kui Rams võidab, siis Rams hüppab ettepoole San Franciscost, mis siis tähendab, et San Francisco jaoks worst case scenario on see, et nad kaotavad ja Rams võidab ja nad on number 6 seed ja siis peavad minema Philadelphia Eaglesi vastu mängima potentsiaalselt. Pole hea koht. Ei ole hea koht jah, aga teisest küljest, kui sa on number 5 seed, sa mängid kas Panthersi või Buccaneersiga. See on nagu võits teine match-up, ütleme nii. See on natuke parem, ütleme nii. Ja see on natuke parem jah, et siis siin on natuke mänguruum, et siis number 1 seed ja number 4 number 5 ja number 6 seed NFC-s on nagu omavahel seotud kõik ja need on kõik NFC Westi meeskonnad seal omavahel pusivad selle peale, aga Ramsil on siis tõenäosus, nad on praegu number 6 seed NFC poole peal ja neil on kõige suurem, ainuke võimalus on siis 1 koha võrra ettepoole hüpata, ehk siis number 5 seediks, kui San Francisco kaotab Seattle'ile. Ja nad teavad, Rams teab seda ju, ja sest Rams mängib pühapäeval, Seattle mängib 49ers ja Seattle mängivad laupäeval siis. Just. Et see on siuke huvitav asi ka, siis Packers number 7 seedin on paigas, Packers ei saa mitte kuskile minna, nad on seal, siis Panthers, Buccaneers mängivad siis omavahel divisioni tiitli peale, aga siin on see klausel juures, et kui Buccaneers peaks võitma, siis Buccaneers peab ootama pühapäeva õhtuni Eesti järgi siis, et Falcons kaotaks Saintsile. Just. Sest et kuna Buccaneers ja Panthers mängivad omavahel, siis on see esimene mäng seal laupäeva õhtul kell 11 Eesti järgi on ju. Ja kui selle peaks Panthers võitma, Panthers on divisioni võit ja kõik on korras. Aga kui Panthers kaotab selle mängu ja Buccaneers võidab, siis need mõlemad meeskonnad ootavad pühapäevast tulemust. Et sest kui Falcons peaks võitma, siis ikkagi, isegi kui Panthers kaotab, siis ikkagi Panthers on divisioni võitja. Et see on siuke huvitav olukord ja see oleks siis ka lahendus, kus oleks siis jälle play-off'is meeskond, kellel on losing records. Just. Mis on jah, see on selle 17 mänguga nüüd lihtsam ka saada see losing recordiga play-off'i ka, et nüüd sa oled nagu, kuna sul on, sa ei saa 8-8 minna enam, on ju. Siis seal räägitud ja siis veel üks asi, mis NFC poole pealt võib muutuda on Bears ja Eagles. Bears on praegu number 2 seed, Eagles on number 3 seed ja neil on mõlema sama rekord, kui Bears kaotab Lionsi vastuses see nädal ja Eagles võidab oma back-upidega Commanders, et siis Eagles siis on number 2 seed ja Bears kukub number 3 seedile ja mõlema konverentsi poolt ka, et me räägime kohe EFC poole pealt ka, siis number 2 seed on ikka oluline, sul ei ole enam seda esimese raundi bye week'i nagu vanasti, aga kui sa oled number 2 seed, sul on 2 kodumängu kindlustatud. Yep. Et
et see on ikkagi päris hea eelis, et Bearsi, eriti veel Bearsi jaoks, noore meeskonna jaoks, kellel ei ole play-off'i kogemust, et see on väga oluline minu arust, et mängida kodus. Kurat, seda Bearsi esimest play-off'i mängu üle pika aja kodus uue ajastuga, seda peab vaatama, see võib päris elav atmosfäär. See võib vingal, see võib olla see laupäevane õhtune mäng. Ja võib-olla jah, ma arvan, Chicago fännid on ikka pöördes selleks mänguks. Ja, see võib päris, eriti kui see Packersi vastu on. Ja, see on eriti. See väga vingi mäng. Seda peab vaatama. Jop, et siis meil on jah, NFC poole pealt, siis sul on number 1 seed täiesti Seattle'i 49ersi vahel läheb jagamisele. Bears, Eagles jagavad ära, kes on number 2 ja kes on number 3 seed NFC poole peal. Buccaneers ja Panthers siis jagavad ära number 4 seedi, et lihtsas mõttes ja Packers on paigas number 7 seed ja Rams on siis suure tõenäosusega number 6 seed. Et väikse abiga nad võivad tõusta 5. Siis AFC poole peal natukene ei ole väga palju, siin on tegelikult siin võib rohkem liikumist olla, sest et Jaguars näiteks, Jaguarsil on võimalus saada number 1 seedi või siis number 7 seed. Nad võivad reaalselt kõige paremaks olla play-off'is või siis kõige halvemad koha poole peast on ju. Et põhimõtteliselt meil on 3 meeskonda, kes on elus veel, et olla number 1 seed, number 1 asetus siis AFC poole peal. Denveril on lihtne, sa võidad, sa oled number 1 asetus, lihtne. Patriotsil on vaja võitu ja Denveri kaotus, siis nad on number 1 asetus. Ja Jaguarsil on vaja siis Patriotsi ja Broncose kaotust ja ise peavad võitma. Ja siis on Jaguars number 1 seed, on ju. Ja Jaguars, aga kui Jaguars võidab ja ka Broncos ja Patriots ütleme võidavad ka, siis Jaguars sellegi poolest saab vähemalt divisioni paika, et nad saavad kodus mängida esimese raundi. Et Texans, kes on siis praegu number 5 seed, neil on tegelikult veel võimalus division ära võtta Jaguarsi ees ka, kui Jaguars kaotab ja Texans võidab näiteks. Et siin on veel see pisike klausel ka, aga siis wildcardi koha peal meil on Texans, Chargers, Bills, kõik on 11-5 ja need meeskonnad võivad veel kõik muutuda oma järjekorda vastavalt sellega, kas nad võidavad või kaotavad, on ju. Täitsa lõpp, kuidas see AFC Northi tiim, kes iganes sealt tuleb kas 10 või 9 võiduga, aga kõigil teistel on vähemalt 11. Täiesti õige, päris võimalik. Et ja siis number 4 seed Steelers Ravens, seal on lihtne, seal pole mitte mingit kaotusi vaja oodata, kes iganes võidab laupäeva öösel või pühapäeva vara hommikul Eesti mängu. Või see on Sunday night ju? Sunday night jah. Ja sorry, see on Sunday night game. Siis viimane mäng see aasta, selle põhjooajal on siis Ravens Steelers ja kes iganes selle mängu võidab ka divisioni ja saab siis kodus mängida play-off'i mängu on ju. Ja kes kaotab, selle peale lastakse lahti, selle quarterback lastakse lahti, see meeskond blow itakse appi nagu ikka. Just. Aga selles mängus saame kohe rääkida ka. Chargers suure tõenäosusega kaotab selle mängu, ütleme nii. Kohe räägime ka, miks on ja, aga Billsil ka ei ole nii kindel, sest Billsil on paar vigastust sellest, mille peab sillu peal hoidma. Et Texansil on päris head chance'id olla number 5 seed ja või siis lausa isegi division võita, kui Jaguars komistab, kuigi Jaguars ei tohiks komistada, peaks okei olema. Ma arvan ka jah, tegelikult puhtalt nagu vaadates jah, see 4 seed sa mängid kas Texansi või Jagsiga sisuliselt. Nagu 4 seedi jaoks või nagu AFC-s kuidagi need divisioni võitjad minu arust ei ole nagu otsest halba match-up'i, okei Texans oleks see Jaguars, aga nagu Chargersi või Billsiga võid ka nagu mängida, et kuidagi jah, see nagu AFC-s minu arust see seeding on nagu vähem tähtsam isegi, seal on nagu rohkem sellised võrdsemad tiimid. Võrdsed meeskonnad, kes kõik on halvad. Underdog võidab, ütleme nii või? Jah, just täpselt, see on nagu see, et kumb neist nagu parem on, see on nagu see, et nagu Josh on hea, siis on Bills kõige parem, aga kui ma ei tea, Henry paneb 200 jaardi, siis on Ravens kõige parem või mis Denver on, see ongi nagu. Ja võtame Steelers ja Ravens välja praegu. Ei, me ei usalda niikuinii kumbagi meeskonda väga. Nad pakivad niikuinii appi selle kuidagi. Enne viimast põhjooaja nädalat, kellel nendest 6 AFC meeskonnast kõige suurem, kõige parem võimalus jõuda Superbowlile AFC poole pealt? Kuhu sa paneksid oma raha praegu? Broncos. Okei. Ma paneks Patriots. Ma olin nende 2 vahel. Või ma ei, nagu low-key Jaguars ei ole ka halb tegelikult. Ja ma natuke isegi vaatan Texansi poole jällegi, aga rünnakus ei saa kindel olla. Okei, ja täpselt, aga jällegi me võime teha seda, et no Josh Allen on ka vaata. Ja ma tean, Josh Herbert on ka kuskil on ja. Kõigil tiimidel on variant, et see nagu ongi nii lahe AFC puhul, et kui NFC-s on nagu need jõujooned võib natuke rohkem välja kujunenud, aga jah, AFC-s on jah tõesti ükskõik, kes võib võita siin põhimõtteliselt. Nagu NFC-s tegelikult olgem ausad, Seattle on nagu kõige terviklikum meeskond ju. Ja ma eeldan, et NFC Southi võitja ja Packers langevad esimeses ringis vaata välja kuidagi või nagu seal võib üllatus muidugi juhtuda, aga seal on nagu pigem see, et ma arvan, et see divisional round on natuke kindlam kui AFC-s.
kuigi see võib. ja nagu Seattle Bears, Eagles, 49ers, Rams, need on need 5 meeskonda, kelle me tegelikult võtame tõsiselt NFC poole pealt. Pigem jah. okei, ja tõsi. Siis noh, see on siis play-off picture, me käime uuesti need situatsioonid üle, kui me jõuame selle nädala mängude juurde. Et lähme siis week 18, viimane nädal, ehk siis Giantsi fännid, kõik Raidersi fännid, Jetsi fännid, Brownsi fännid, Ravensi fännid. jah, just. Või pigem siis Steelersi fännid on ju, või see on siis viimane kord selle loo ajal, kui näeme oma lemmikmeeskondi väljakul. Viimane kord, kui me näen Jackson Darti, enne kui me hakkame seda off-seasoni hype'i rääkima, kus ta on franchise quarterback ja kõik siuksed asjad, et jah, saab huvitav olema, et on see hooaeg läinud, kuidas ta on, aga nautige seda viimast nädalat samamoodi oma lemmikmeeskond, vaadake neid kutte väljakul, isegi kui su põhivennad istuvad pingil, vaata neid noori kutte, ikka nagu olge rõõmsad nende üle, et 9 kuu pärast me alles näeme järgmist korda neid, et see on päris sõge teed mõelda, aga õnneks NFL off-seasonile ei maga ka, et siin peale Superbowli 2 nädalat hiljem on juba hakkab põhimõtteliselt 3 nädalat hiljem hakkab tag window pannakse kinni juba kõik ükses. Ja siis on juba draft combine'id ja kõik see hype hakkab pihta ja suvi algab, siis on juba minicambid, et aga noh, jah, selles mõttes, et siin hooaja keskel, mul on alati hooaja keskel on nagu see, et siuke tänamatu vaata, et no kurat, hooaeg on veel pikk ees ja niimoodi ja siis kui jõuad siia punkti, siis on nagu see, et jaa õige ja nüüd tuleb see pikk vaikus tuleb kuu aja pärast või 1,5 kuu pärast. Aga jällegi play-off'id tootavad ka tulla väga-väga head, sest et meil on üle pika aja pole otseselt favoriite. Et nagu kõikidel meeskondadel on võimalus, kui see ei ole väga katki. Aga 2 meeskonda, kellel me väga palju võimalusi ei anna, on Carolina Panthers ja Tampa Bay Buccaneers ja sellega nende mänguga, mis alustame laupäeval Eesti järgi 23:30 tegelikult on see mäng. Tampa Bay's on see mäng, Carolina läheb siis võõrsile mängima, kas Carolina on underdog siin või? See on kõige tähtsam asi oluline küsimus. Kui Carolina on underdog, nad võidavad. Jah, 2,5 punktilised underdogid, ehk siis pange kõik raha ja kõik kindlustused, kõik asjad Carolina peale. Carolina läheb playoff'isse. Et joke, that's a joke, see on nali. Aga kui sa, ma ei tea, Kallaste, kas ma olen loll või mitte, aga sa võid öelda seda, aga ma ikkagi, Tampa Bay on minu meelest parem meeskond ja peaks võitma selle mängu ju. Mul on sarnane mõte, aga ma tahaks, et Carolina võidaks, aga ma arvan ka, et Paks nagu hoiab sellest kinni kuidagi, et võtavad kodus nagu ära, aga sest Carolina tundub nii nagu, ma ei tea, kaardimaja või siuke nagu, et noh, et kuidagi kõik need võidud tulevad nagu selliselt, et väga harva need Carolinat heade tiimide vastu mängimas niimoodi, et nad nagu noh, stabiilselt teevad midagi, vaata ja noh, selline mäng täpselt, et nagu vastasmeeskond teeb rohkem enda jalga laskmiseks seda on ju. Just, aga noh, see teistpidi ma nagu ei usalda Baker Mayfieldi ka, kes on veel pealekauba nagu kõvasti vigastada saanud, et noh, siin ma arvan, et mis iganes ma ennustan, juhtub vastupidine niikuinii, nii et ma ütlen, et Tampa, kuna ma tahan Carolinat. Carolinal on need trendid, Carolina viimases 10 mängust on võit, kaotus, eelmine mäng kaotused, ehk siis peaks võit tulema, underdogina nad alati võidavad, peaks võit tulema, et neil oleks vingi, kui saaks play-off'i lihtsalt selle linna pärast, selle kultuuri pärast, see oleks kodumäng, see oleks backed house, sold house, see oleks väga-väga vali seal, vinge match-up ka arvatavasti San Francisco, Seattle'i või siis kellegi sellise vastu jälle. Või Rams tuleb jälle külla, vaata. Jah, no see oli hea mäng. Igatpidi hea, aga noh, Buccaneersil, kusjuures väga üle, advanced stati koha pealt. Paksid kaitse number 3 pressure rate'is. Jah, nad jõuavad mis moodi? Ma küll silmaga ei näe. Ei, see on crazy, jah. Nagu, ma ei tea, kas see on see Bowlesi skeem või mis ta nagu olla saab, aga see on hästi kuidagi, ma ei tea, jah, nende numbrid on nagu üllatavad üldse see aasta. Sest kui sa visuaalselt vaatad, see kaitseline ei jõua üldse kohale nagu, või noh, jõuab küll, aga nagu, sest tal ei ole seda stabiilset pressure'it nagu vanasti me oleme oodanud Todd Bowlesi kaitsetelt, vaata. No, number 1, Jaja Diaby on 7 säkiga liider ja ülejäänud on alla 4,5, kes on Vita Veja. No võib-olla see mängib ka rolli, et sul ei ole ühte staari, vaata. Et võib-olla meeskonnana siis pressure rate on parem. Aga noh, eriti see pressure keskelt, kuna Bryce Young on nii pikk, siis keskelt pressure on väga-väga hea Tampa poole pealt oleks, et nagu Bryce'il on raske siis visata over the middle line. Aga kui see Panthersi koha pealt jälle underdog, sama küsimus nagu eelmine nädal, kuidas Panthers peab mängima, et see mäng võita siis?
Noh, ega siin vist, ma arvan, see ennustus või see analüüs ei ole väga hea, aga sa pead jooksumängu käima saama, sest Rico oli eelmine, Seattle'i kaitse on, mis ta on ka selles mõttes, et nad ei luba sulle midagi. Et noh, sul on bounce back tuleb igal juhul, ma arvan, sest sa ei saa enam alla poole põhimõtteliselt minna, aga kui nad saaksid Chuba ja Rico nagu selle duo kuidagi jooksma või et Price leiab nagu söödumänguga, et noh, nad peavad leidma minu arust selle tugevuse, minu arust üldse week 18 on see, et sa pead leidma selle, mis nagu toimib ja suruma nii kaua, kuni see enam ei toimi, et noh, jooksumänguga lihtsalt on kergem avada midagi muud. Aga ma arvan, et tegelikult Carolinal on see võimalus olemas näiteks Rico ja Chubaga nagu aega kontrollida ja liini kontrollida ja sellega mängu kontrollida. Ja Tampa Bay poolt, ärge tehke ise vigu ja ma arvan, suht kindlalt, kui Tampal on 0 turnoverit, nad võidavad. Jah, seda niikuinii. Et see on üks asi, mis nagu Tampa, sa ei tohi ise nagu Baker just, sa ei tohi ise teha neid vigu, sest eelmine nädal 2 interception'id oli ikka päris halvas olukorras ka. Ja ma pulli pärast vaatasin, palju Mike Evansil jaarde seast on 334 by the way. No tal on vaja mingi 7 sotti, et tonna kätt saada, pole midagi. Jah, et mis on siis 7 mängu mänginud, et tegelikult tal ka volüümi pole, kuigi tal on touchdown, viimase 2 mängus touchdown ka olnud, et Godwin mängis hästi eelmine nädal näiteks, et ma arvan, et nagu Baker suudab palli liigutada selle kaitse vastu küll. Ja, aga lihtsalt jälle, see mängu eelmine 2 nädalat tagasi ka ju, kui mängisid just oma vahel, siis Baker oli mängu lõpus see otsustav interception, kus Mike Evansiga jooksid, Mike Evans läks valele poole, et Baker arvastab teisele poole minema. Et see, ma arvan, et see mäng ikkagi tuleb close, et divisioni match-up'id siin juhtub mingi imelik asju nii mingi special teams mängib suurt rolli või siuksed asjad on ja. Et aga Tampa Bay kodus, ma arvan, peaks ikkagi ära võtma selle, kuigi Carolina oleks vingem küll tegelikult. Natuke lahedam story, aga no selles mõttes Tampas on ka nagu sellist, Tampas on ka hea atmosfäär tegelikult. Ja, aga ise kui Tampa võidab selle ja Atlanta võidab, siis ikkagi Carolina võidab ju playoff, aga Carolinana sa ei taha minna playoffi niimoodi. Ja, et Falcons päästis mu naha jälle. See ei ole nagu, siis me kõik teame, mis see playoffis juhtub, on ju. Aga siis teine mäng, mis meil on siis viimane mäng see nädal, on pühapäeva õhtul sama situatsioon, AFC Nordi division läheb jagamisele Ravens ja Steelersi vahel, mis siis eelmine nädal juhtus, kui nad Browns suutis Steelersile pähe teha kuidagi, aga seda suutis ja DK Metcalfi pole siin mängus, kes on ikka veel suspenditud, Darnell Washington murdis oma käe ära, Steelersi poolt, teda neil ei ole enam, DJ Watt vist, kas ta mängib? Tomlin nagu kuidagi viitas sellele, aga ma ei usu kumbagi peatreenerit, kui nad pressikonverentsil räägivad selles mängus. Ja sama asi Lamari poole pealt on ja. Jah, et noh jällegi Harbo ütles, et me oleme väga optimistlikud, et ta mängib kõik see, ta tuli trenn full participant, aga tal oli see jacket selline, ma arvan Lamar mängib ja ma arvan, et Watt mängib ka, see tundub siuke mäng, kus staarid tulevad ikka väljakule. Jah, aga nüüd Ravensi fännina, mis on kõige suurem nagu storyline sellest mängust on sinu arvust? AFC North, Pittsburgh versus Baltimore. No ma arvan, selles mõttes Lamar on kõige suurem storyline siin, aga tegelikult võib-olla see mängu võti on Derrick Henry või siis suuremalt, ma ei tea, Ravensi jooksumäng, aga see, kuidas eelmine aasta nad läksid vastamisi week 15 ja siis play-off esimeses raundis, Derrick Henry üksi jooksis nende 2 mängu peale 350 jardi ja Ravens jooksis kokku 2 mängu peale 500. Ja siis Pittsburghi off-season taktika kaitses sisuliselt oligi nagu jooksumängu või kinnitada, et ma annaksin Ravensile puhtalt nagu siukse trendi eelise, kuna see, mille pealt Pittsburgh tuleb Clevelandi vastu, kui neil see rünne täiesti kokku jooks, see Darnell Washingtoni vigastus, ma arvan, tegelikult on päris suur, nagu seda jooksumängu on temaga ehitanud. Aga ja jällegi Ravens tuleb nagu suure võidu pealt, aga mis Lamar on, et ma arvan, et kui sa küsid mult jälle seda, et mitu korda Derrick Henry palli puudutama peaks, ma ütleks jälle 30+, et isegi kui Lamar mängib. Et igal juhul Lamar ei ole 100% terve aasta olnudki ja praegu ta ei ole ka 100% isegi, kui ta mängib, et sul on Henry on see ikkagi, kes jah, Ravensi poole pealt on kõige suurem X-faktor, kes toob selle võidu koju suure tõenäosusega. Aga siin mängus võib juhtuda palju viimaseid asju. Tomlini Harbo viimane match-up võib-olla oma vahel. Vähemalt Ravensi ja Steelersi peatreeneritena, et võib-olla tulevikus, kus nad on mujal peatreenerid on ja see on siis 40. korda, nad mängivad oma vahel. Tomlin on olnud 19 aastat Steelersis ja Harbo on olnud 18 aastat Ravensis, et see on nagu võib-olla end of the era. Tegelikult situatsioon. Ravens kaotab selle mängu, Steelers võidab, Steelers kaotab esimeses raundis play-offis, mõlemad peatreenerid võivad olla läinud.
jah, põhimõtteliselt küll, kuigi ma nagu nii palju olen vist või ma ei tea, võib-olla see on nüüd muutunud, aga paar nädalat tagasi vaata, kui see Steelersi mingi väike võiduseeria algas, siis oli nagu see, et Tomlini töö pole kunagi ohus olnud, et mida ma nagu usun, et noh, ma arvan, Pittsburgh usub temasse, aga Harbaugh. Kuigi jah, nüüd siin pressikonverentsil mängijad ja kõik nagu toetasid nii Harbaugh't ja Lamari kaitseks astuti ka nagu välja, aga Harbaugh'ga tundub asi nagu ohtlikum, sest ta on juba paar korda nagu olnud ohus oma tööga. Okei, jah, et see on lihtsalt huvitav, see võib olla reaalselt viimane kord, kui me näeme neid kahte meest nendes sideline'ides, selles match-up'is, selles rivaalitsemises, kus me oleme nagu 19 hooaega, 18 hooaega, nad olid mõlemad peatreenid enne, kui me mõlemad hakkasime vaatama NFL-i. jah, nagu reaalselt nad, jah, et noh, ja need tiimid on ju olnud AFC Championship'is nagu koos nendega, noh see nagu see jah, see on mingil määral see kajastu lõpp, aga või noh, kui on, aga jah. Ja potentsiaalselt ka meie quarterback'i ajastu lõpp, Aaron Rodgersi viimane mäng. täiesti suur võimalus on, et noh, teistpidi see ongi see, et Pittsburgh on kodus. Eelmise mängu või see hooaeg esimese match-up'i Pittsburgh võitis, kui seal lõpus oli see Isaiah Likely catch, mitte catch, kes mäletab. Baltimore ei ole võitnud võõrsil Pittsburghis aastast 2022. Pittsburgh ei ole kerge koht, kus mängida. Ja noh, Pittsburghi halb meeskond ka muidugi, aga tea mida see mulle meenutab natuke või? Seda Rodgersi viimast Packersi mängu. See oleks kusjuures väga sarnaselt, kui ta kaotab seda, vaata, kui seda Lionsi vastu vaata. Win, sa võidad ja läheb play-off'i, nad kaotasid selle kuidagi vaata. Ja siis see, kuidas ta Randall Cobb'iga jalutasid väljakult kahekesi ära vaata ja see oli 2022 on ju, jah. Siis 23 läks Ahilka jah, vapsi kaua aega tagasi juba. Siis, et see jah, pigem need lõppevad niimoodi sinu legendaarsed karjäärid, kui see, et sa lähed, su võidad Superbowli. Jah, kahjuks küll, eriti võib-olla Rodgersi puhul praegu, et noh, Favre oleks võib-olla oma karjäärile väga ilusa punkti pannud ja noh, Peyton ka ja Peyton nagu panigi ja osad nagu suudavad, aga no sa pead õigesti ajastama, vaata, et see ongi Rodgersiga, noh, ma ei tea jah, Rodgers, ma arvan, suudaks kindlasti mängida veel, aga jah, noh, Ravensi fännina ma loomulikult loodan, et Rodgers kõnnib viimast korda väljakult, aga noh, ma ei mäleta, millal ma viimati nii pinges olin, sest week 18 Pittsburghis on alati mingid loll asju juhtunud ja tihtipeale on see valus kaotus, aga ma vaatan Jakobsooga koos seda mängu, nii et võib-olla meie ühine jõud viib meid. Võib-olla aitab jah, et siin on väga palju huvitavaid storyline ja see build-up on suur, ma saan aru, miks sa panid selle viimaseks mänguks, mitte selle Seattle'i 49ersi oma, sest puhtas storyline'ide pärast. Jah, lihtsalt see, et sa saad neid, kuigi noh, Niners Seahawks oli eelmise kümnendi ka võib-olla kõige suurem rivaalsus, aga noh, see Ravens Steelers läheb jah nagu nii pikalt ajalukku, et see materjal, mida nad seal mingi veerandite vahel saavad näidata, on lihtsalt, see on tehtud juba, vaata, sa ei pea midagi uut nagu väntama, et lihtsalt pane see mingi 2008 championship mäng peale ja lähme. Ja noh, mängu match-up'ist, Steelersi kaitse peab välja mõtlema, kuidas Henry aeglustada, siis on okei. Isikus Huntley või Lamar mängivad, kumbki on näidanud see aasta väga hea nagu stabiilset söödumängu pocket'is eriti veel. Lamar pole terve ikket ja scramblidagi ringi. Kas Todd Monken by the way, ta on ju mingi head coach'i hype ka praegu ju? No ta oli eelmine aasta ka jah, aga ta on nii vana vist, et ma ei usu, et ta läheb kuhugi, et mul tundub, et ta ei ole siuke nagu personality, kuigi ta personality on ülilahe, aga mul tundub, et ta ei ole, ma arvan, ta on siuke igavene offensive coordinator kahjuks, et ma hea meelega näeks teda, natuke nagu Wink oli vaata, et saab hype'i, aga noh, siuke, et ta pigem kuulub sinna, aga jah, et aga Monken, siis kui vaata need eriti kole periood oli, siis tegelikult ju väidetavalt Harbaugh või noh, keegi sees ta jagas informatsiooni, kuidas Monkeni, noh, prooviti Monkenit nagu bussi alla visata. Et seal võib selles mõttes huvitavaks minna, et ükskõik mis juhtub, ma arvan, Todd Monkeni võivad nad välja vahetada ja ta on kõige parem koordinaator seal. Okei. Ja ka Steelersi koha pealt ründes. Mida nad teevad ründes? Et siin üldse punkte skoorida? Just see esimene match-up oligi, sest see hooaja esimene match-up oli Rodgersi ja Pittsburghi rünnaku võib-olla üks paremaid mänge see hooaeg, vaata nad alustasid kohe pommiga DK-le ja noh, sa ohustad seda Ravensi secondary't, mis eelmine nädal Green Bay vastu ka lasi 2 pikka pommi kohe panna, aga Calvin Austin vist on wide receiver 1, Darnell Washington ei ole, et noh, algab jooksu kinni panemisest ja siis on see, et kes neist püüdjatest sulle ära paneb, kas on Marquez Valdes-Scantling või Adam Thielen. Ausalt öeldes Ravensi kaitse poolelt Kenneth Gainwell on number 1 so fucking irm. See vend kinni saada kuidagi, sest kui Gainwell on versus mingi Roquan Smithi vastu isoleeritud, vaata nagu see on sorry, see tuli küll äkikselt sisse siis Roquan Smith on küll väga suur mismatch tema jaoks, et see on küll jah, see tundub Kyle Hamiltoni match-up pigem või Trenton Simpson isegi, et jah, see Ravensi kaitse on selgelt rünnatav ja kes oskab seda paremini kui Pittsburgh. Jah, aga kes seal on, Adam Thielen, aga muideks viimane mäng, Adam Thieleni viimane mäng samamoodi. Jaa, õige, jah,
tõsi. et see on ikka omajagu storyline on ikka päris palju. Aga lähme siis tagasi sinna laupäeva õhtusse või Eesti järgi pühapäeva varahommikusse, kus meil on siis NFC number 1 seed on kaalul Seattle Seahawksi ja San Francisco 49ersi vahel ja Seattle on siis Versil, San Francisco's on mäng on ja vigastuse koha pealt võib-olla üks kõige jaburam vigastus võib-olla eelmise mäng San Francisco poole alt oli see, kui Brock Purdy viskas oma esimesel play'l interceptioni, Trent Williams, nendest all-star veteran left tackle ajas seda taga ja ta tõmbas oma hämmi ära seal ja nüüd ta on suure tõenäosusega väljas siin mängu. Et sul pole oma superstar left tackle'id ka eriti veel selle kaitseliini vastu, mis on tegelikult väga-väga suur löök 49ers jaoks, aga kui Brock Purdy jätkab niimoodi nagu viimase 2 mängu, siis ma ei tea, kas see väga loeb isegi. Tema ja Trevor Lawrence on selgelt kõige kuumemad QB-d praegu ka, et jah, Purdy nagu. Tantsid ei oska. Jah, tagi on meie nahavärvil on, tagi on alati keeruline tants. Aga jah, kuidagi nagu, sa loodad lihtsalt jah selle peale, et Kyle Shanahan suudab nagu jälle midagi ära teha, sest see kaitse, Seattle'i rünnak ju ei anna armu ka sulle, et selles mõttes, kuigi see on võib-olla. Jaa, aga samas Seattle'i viimased fucking 3 mängu, see rünne pole ka väga erilist olnud ju. Et see nagu ongi, et see, ma üldse imestaks, kui Niners tegelikult võidab selle puhtalt selle pealt, et neil on Kyle Shanahan ja Robert Saleh. Kuigi nagu jällegi see kaitse on ka täiesti läbi lõhki vigastatud. Jaa, aga muideks rääkides vigastusest kaitses ka siis see jutt hakkab vaikselt tulema, et Fred Warner võib potentsiaalselt olla tagasi siuke play-off'i championship mäng Super Bowl. San Francisco jaoks. Ma arvan, et ei ole sõnu, mis selgitaksid, kui hea mängija ja kui tähtis mängija Fred Warner on. Mitte ainult San Francisco'le, vaid NFL-ile põhimõtteliselt. Täpselt ja isegi kui ta ei ole 100% füüsiliselt, aga mentaalselt on väljakul olemas, ta paneb selle kaitse paremasse olukorda. Aga selleks San Francisco peab võitma paar mängu play-off'is, et see oleks just reaalne. Nagu eelmine aasta, see on sarnane situatsioon nagu oli Lionsil Hutchinsoniga eelmine aasta. Jah, just. Et võib olla tagasi, aga San Francisco ilmselgelt nagu Kallaste mainis ka juba, et nagu see rünne peab tassima seda meeskonda. Christian McCaffrey'l on 110 jardi puudu minu mõnest 1000 receiving yardist, et see on võib-olla üks asi, mille silma peale hoida, kuigi see päris tall task. Ja aga George Kittle on tagasi üpris kindlalt see nädal, mis on nagu väga oluline, et San Francisco võidab selle mängu shootout'ina, kui nad ei suuda palju skoorida, siis low scoring mängu minu meelest San Francisco ei suuda võita, nagu week 1 nad suutsid seda teha, aga siis see kaitse oli terve, mis oli Bosa, Warnerid kõik alles veel, et week 1 siis San Francisco võitis 17-13 selle koleda mängu on ja. Aga Seattle'i kaitsest nagu see on suge kaitse, see pole väga isegi mõtet rääkida, kui paganama hea see on. Ma just täna vaatasin Brian Murphy paganama teach tape'i, kuidas double tiime splittida. Nagu see vend on räigelt hea seal kaitseliini keskel nende double tiimide ära söömises ja värki. Et see on, kurat, kes see teine D-tackle oli? 2 tükki nad jooksid duota, vaata, kus on mõlemad D-tackle'i double tiimitakse ja Brian Murphy splittis ideaalselt, hoidis oma leverage'it, splittis ära selle, tegi või force'is running back'i Marcus Lawrence'i kätte vahele, kui ma eksi. Teiselt poolt parem poole defensive tackle lätus 5 jardi down to field, aga perseli maas nagu. Staarid peavad play ära tegema ja seal midagi. See on lihtsalt hea nagu näide, üks väga hea tehnika, üks väga halb tehnika kõrvuti. Aga ma nagu see mäng on loomulikult nagu väga oluline, aga ma väga ootan, mis asi see Seattle'i kaitse play-off'is veel on, sest McDonald jätab oma kõige paremad asjad veel sinna, et see Seahawksi on raske võita, see on, sa pead 20 punkti skoorima ja kui tihti Seattle'i vastu sa selleni isegi jõuad. Ja, aga Seattle'i poolt minu meelest on oluline natuke näidata ka play-off'i minekuks natukene paremat vibe'i ründes. Viimases 5 mängust 4 Sam Darnoldi quarterback rating on alla 90 olnud, mis on nagu suht halb. Darnold ei ole hästi mänginud tegelikult nendes vahemikudes. Üks asi võib-olla, mis on siin viimase paari nädalaga juhtunud, on jooksumängaga vaikselt elu näitama. Nagu see on üks asi, milleks... Ja, Charbonnet'ga pigem, jah. Et nagu... Kui Charbonnet ja see kaitse, kurat, sest see meeskond on tegelikult eriti ohtlik, sest siis ei ole see Darnoldi vaata kuradi ma õlul. Ja Darnoldi jaoks on see oluline mäng ka storyline'ide pärast, sest et mäletad, mis juhtus eelmine aasta, selles samas situatsioonis, kus ta oli Detroiti vastu, kui ta oli Minnesota quarterback, ta ju nii-öelda lasi püksid täis, ütleme nii. Et nüüd tal on võimalus näidata, et ta suudab mängida nendes suurtes momentides ka, et mis nagu, kui kindel sa oled nagu sellest Darnoldi nagu
rollis selles meeskonnas, et nagu lõppude lõpuks see jääb quarterbacki taha sul, kaugele see meeskond läheb play-off'is. Jah, just see ja noh, see on mu suurim küsimus on terve hooaja vältel, nad on ikkagi võitnud 13 mängu, et noh, see nagu noh, selles mõttes noh, see regular season on nagu ta on, eks ju, Sam Darnoldi jaoks, aga ega mul väga palju usku ei ole, päris ausalt öeldes, et Arnold võidab, noh okei, kui nad saavad pais, ta peab 3 mängu järjest võitma, aga et ta võidab play-off'is 3 mängu järjest, noh see on suur samm. Aga noh, see algab põhimõtteliselt nüüd see nädal ja noh, ma ei tea, Sammi puhul oleks lahe, muidugi vaata, see oleks nii siuke, noh kõik need veteranid, kes on teises kohas nüüd, noh Baker, Gino, kõik need tüübid, kes on vaata põrganud ringi ja noh Kohv isegi mingil määral, et keegi neist pole bowli võitnud otseselt, et noh, Sam murraks selle needusega, ma kardan, et seal jääb puudu natukene, mingi kole mäng tuleb sisse ja noh, ma ei tea, Rams röövib selle ära või kes iganes. Et ma olen suht samal nõul, et nagu see on ikkagi siiamaani see küsimus, ma alati Otile on küsin ka, et nagu kui Jason kinni võetakse, mis see meeskond on ja Darnold, siin eriti need viimasest 5 mängust 4 ta ei ole mänginud hästi, vaata, aga võidud on ära toonud, mis on nagu jällegi, see on ka väärt midagi, et see on hea meeskond too, see on pigem asi, mis selle võidu ära toob minu mõttes, see on hea meeskond. Ja täpselt ja noh, ma arvan, et see on natuke see ka, et kui Darnold selle esimese play-off'i mängu võidab, siis vaata on ka juba see, et no okei, et kui ta noh 4 turnover'it teeks ja võidavad, et noh siis võib-olla natuke rohkem see, et okei, davai, noh näita meile Sam siis. Täpselt, aga siis laupäeval ongi 2 mängu, et alustab Carolina Panthers 23:30 Eesti järgi on ja siis laupäeva või siis Eesti järgi pühapäeva varahommikul kell 3 on siis Seattle Seahawks at San Francisco 49ers, et see mäng, mida ma arvan, see on väärt üleval olemas küll, on ju, siin meil on taastuda, meil on piisavalt taastunud juba uus aasta pidustustest sellest ajaks. Siis ülejäänud mängud, me on täpselt tund aega täis, hüppame lihtsalt luristame 10 minutiga läbi, nii ei juhtu nii kiiresti, aga siin siin on mänge, milles on kaalul natukene asju, aga tal võib-olla nagu play-off'iku mõttes nagu revolutsioonilist mõju ei ole, aga ühel asi, mille võib-olla revolutsiooniline mõju 2 meeskonna jaoks on number 1 pikk ja siis see hakkab, number 1 pikk Chase hakkab siis pühapäeval kell 8, kui Dallas Cowboys mängib Giantsiga, siis ja mäng on siis New Yorgis, siis Giantsil on tegelikult, nad on 1 mänguga maas Raidersist, aga NFL-is on see reegel, tagantpoolt siis ei lähe arvesse enam omavahelised mängud, vaid seal tuleb see strength of schedule'i asi sisse, mis tähendab seda, et kui Giants kaotab selle mängu Dallas vastu, mis on tõenäoliselt päris suur, eriti arvestades, mis siin on öeldud välja, siis kui Giants kaotab selle mängu ja Raiders mängib Chiefsiga, Chiefs võib olla üks halvim meeskond hetkel NFL-is tegelikult. Ja Chiefs tegelikult ilmselt tahab ka kaotada, et oma draft, nad on juba 9 pikki tegelikult siin kaotuse puhul, nad New Orleansist, noh võib-olla saab 8 pikki, aga kaugemale ei kukkuda. Ja aga Raiders Raiders on underdog siin, aga Olipetis nad olid favoriidid. Kas ma vaatasin valet pidi või? Aga äkki ma vaatasin valet pidi. Ja loogiline, et Raiders on underdog, jah, see on loogiline. Aga kui ütleme, et Raiders võidab, siis siin on veel siuke asi, et Atlanta, Chicago, Cleveland, Seattle, nendest 4 meeskonnast 2 meeskonda peavad võitma, siis on Giants ikkagi number 1 pikk. Et mis on nagu naljakas, aga niimoodi see NFL reeglid on, et seda natuke huvitavamaks vaatamise, sest et Giantsi mäng on enne, kui on Raidersi mäng on teises aknas, vaata. Aga siit mängust, ma ei tea, ma käis mitu nädalat küsin ka, see juba kaotame. Eelmine aasta me tegime sarnaselt, see viik 17 võitsime, vaata Coltsi, vaata. Ja siis viik 18 me võtsime teisel veerandajal põhiveerand välja. Et nagu seal me läksime tänkima, vaata. Et ma näeks midagi taolist, sest et Dak peaks alustama, kuigi me arvan, me näeme Joe Miltonit kuskil mingil ajal. Jah, Schottenheimerilt uuriti ka selle kohta, sest ütles, et et me läheme võitma, mis noh on aus, sest neil on ju see olukord, et nad tahavad losing record'it vältida, neil on võimalus 8-8-1 olla. Aga talt küsiti, et kas Dak mängib seda ja siis teine küsimus oli, et kas Milton mängib, siis ta ütles, et näeme, et ilmselt näeme, teine poolaeg näeme Joe Miltonit, mis iganes. Aga see võib olla huvitavam isegi kui Daki nägemine, Joe Milton, kes on meie siin Ameerika jalgpalli chatis legend juba.
ja täpselt, kus pole tegelikult väga muhvigi näidanud, on ju. siis, aga jah, see on siuke huvitav mäng, millel on päris palju drafti vibe'i juures, aga noh, Raidersi mängust, Raiders mängib Chiefsiga, on ju, midagi kodus mängivad Los Angeleses ja ega siin väga mitte midagi muud pole ka rääkida, aga Kenny Pickett alustab, Gino on väljas ja Trent McDuffie pandi ka IR-i, Chiefsil alustab see teine vend, mis ta nimi on nüüd? Olukan. Jah, Olukon. Ja ma vist on Chris jah. Ja Kenny Pickett või Chris Olukon? Täpselt. Ei. Täpselt. Et see anybody's game, ütleme nii. Siis, aga lähme tagasi esimesse aknasse. Siin on võibolla 2 mängu, millele natukene mõju ka, rohkem mõju, eriti playoff'il on siis Colts mängib Versil Texansiga ja samal ajal siis Tennessee Titans mängib Versil Jaguarsiga. Jaguars võidab, nad võidavad divisioni ja potentsiaalselt number 1 seed vastavalt sellele, mis pärast juhtub, on ju. Texansi jaoks võidavad ja natuke on abi vaja, Jaguars kaotab, siis nad võivad olla number 3 seed ja kodus mängida playoff mängu, arvestades, kuidas nad alustasid hooaega, mis oleks väga üllatav tegelikult. Siis Coltsil, kes on Coltsi quarterback? Riley Leonard ja mingi 3. inimene on back-up, sest Anthony Richardson jäetakse ikkagi välja, et Philip Rivers tegi oma 3 mängu ära ja tõmbab leebet, et ütles, et ma olen sideline'i ära, et selles mõttes aus. Riversiga oli ju see case ka, et mis toodi välja, et noh, võib-olla on see, et tema tervisekindlustus ja laste tervisekindlustus resetib. Et see vist lõpeb 5 aastat pärast, pension on olemas, aga 5 aastat pärast karjääri tervisekindlustus nagu lõpeb NFL-i poolt. Aga nüüd ta uuesti siis uuendas seda ja saab uuesti 5 aastat, et kuskil arvutati, et eriti arvestades palju Riversil lapsi on, see on vist mingi $1 miljon, mis ta praegu võitis sellega. Jah, pluss veel natuke rahaga, mis ta sai ju. Ta saab 100 tonni iga mäng vist, kui ma eksi ka. Ja noh, ta läheb igavesti kultuuri legendi nagu selle, et mäletad seda aastat, kui Rivers toodi välja, et me räägime sellest ilmselt, kuni me vanad oleme. Jah, isegi kaotas 3 mängu, ei näinud hea välja, aga see on ikkagi huvitav asi, mis juhtus. Ta läks Seattle'isse ja nad läksid juhtima poole ajal, et see oli vinge. Lõpus ju, lõpus läksid juhtima. Jah, neil oli võimalus jah, et selles mõttes nagu, et jah, et lihtsalt see, ma mäletan, läks 13-3 äkki juhtima või midagi sellist, vaata, et see oli nagu jumala crazy. Jah, ja aga siin mängus jah, Texans, tee oma ära, Riley Leonard alustab selle kaitse vastu, palju õnne. Shutout peab tulema. Ja ründes natuke positiivset vibe'i ja lähme play-off'i nagu ja rütmiga, on ju. Ja lihtsalt naljakas stat, mis on olnud. Selle Sauce Gardner, kui ta treiditi Texas Coltsi, ta oli 1-7 Jetsiga ja nüüd ta on olnud Coltsis 1-7. Et nagu Sauce Gardner on põhjus, miks Colts struggleb. Ja mis rekordi pealt ta Coltsiga ühines siis? 8-2, ei 7-2 või? 7-1 oli vist, oli 7-1 jah. Ja vist oli see storyline, et ta läks 1-7 pealt 7-1 peale. Jah, vist oli jah, ja siis pööras sellega ümber, et jah, see Coltsi hooaeg on pööranud ja noh, see, ma ei tea, ja sellest Coltsist me räägime suvel ilmselt rohkem veel. Jah, siis Jaguarsi mängus ka, Jaguars mängib kodus, ilmselt favoriidid peaksid võitma, nad on igas faasis paremad. Jordan Lewis läks IR-i too. See on päris suur kaotus tegelikult nende Nickelback siis kaitses. Ma andast hooaja alguses rääksin nii palju, aga siis ta võttis veits sammu tagasi. Ta mängis nii hästi hooaja alguses. Aga jah, Jaguarsil nad peavad võtta võit ära, siis sul on süda rahul, sest kui sa kaotad ja siin juhtub veel paar imelikku asju, siis see on number 7 seed. Ja sa mängid paganama Patriotsiga esimeses raundis ja kui Versil. No nagu me eelmine nädal ütlesime ka, et Jaguars nagu mängis toiduga, siis noh, Tennessee'ga ei tasu siin mängida, et võtke minge kiiret 20-ga juhtima ja purjestage lõpuni, et usu mind, Jeffrey Simmons võib väga lihtsalt sind näpust hammustada. Jah, Simmons mängib, noh, ma ei tea, Cam on ka näidanud siin hooaja lõpus ikkagi nagu sähvatusi, et mina tahaks Cam Wardilt näha veel viimast head mängu. Jah, eriti selle kaitse vastu, kui sul on motivatsioon mängida ka vaata, et selleks vinge. Siis New Orleans Saints mängib Atlanta Falconsiga. See on siis Saintsi ajastu lõpp, nagu me olen pikalt rääkinud, on ju, Kamara ei pruugi isegi mängida siin mängus, et see võib olla juba tema viimane mäng, on ju, Cam Jordan, Taysom Hill, Demario Davis, kõik need kutid, kes siin palju neist mängivad, nende viimase mängu Saintsi eest võivad olla, on ju, ja Atlantal on võimalus rikkuda siis Tampa Bay, Atlanta teab ka, mis on kaalul. Kui Tampa Bay võidab päev varem, siis Atlanta teab, et nad saavad rikkuda Tampa Bay hooaja ja ma pigem arvan, et Atlanta on rohkem nõus sellega, et nad saadavad Carolina play-off'i, mitte Tampa Bay. Ma arvan ka jah, et see tundub nagu loogilisem jah, et üks asi, mis siin lihtsalt, kui sa mainisid neid mängijaid kõiki, noh mitte, et see ajastu lõpeks, aga Chris Olavel tuvastati see nädal
kopsus mingi verehüüve vist või mingi selline asi, et ta jätab mängu vahele, aga nii palju, see just tuli, kui me podcast'i lindistasime, et nii palju, kui ma lugesin, et see on see, et see avastati nii vara, et ta on fine, aga ta pole mitte mingit mõtet week 18 ohustada ennast. Jah, ehk siis Atlanta võidab. Okay, ja see ei ole Saints, kes on võitnud 4 mängu järjest, tegelikult see ei ole kõige halvem asi, sest sa kindlustad oma drafti positsiooni, mis on vist 8, mis ei tohiks ka muutuda. Tundus vahepeal olevat number 1 pikis, esimese piki poole. Aga siis tuli Tyler Shook. Jah, aga siis Cleveland Browns, Cincinnati Bengals. Mida me siit vaatame, Kallaste? Mida iganes sa soovid. Joe Burrow on ilus poiss, võib-olla seda vaadata. Ja Chase'ile 1, Higginsile 1 võib-olla, et see võib-olla näeb parem välja. Ilmselt tegelikult me vaatame, et kas Miles Garrett teeb sacki rekordi, mida Joe Burrow ütles ka, et teda ei, kui tal on suht savi. Jah, ta ütles nagu, et ma ei lase tal seda saada, aga kui see juhtub, see juhtub, et selles Burrow lihtsalt ütles hästi huvitava lause, et on olukordi, kus sack on 2 halvast sellest tulemusest parem. Et see on selles mõttes analüütiliselt ka nagu õige lause võib-olla, et vahel sa pead sacki võtma. Ja Carson Swessinger, vaatame sellele, mida Emon Wari teeb Seattle'is, ma arvan, et Swessinger on see ka defensive player of the year, ta on tacklites 4 nüüd NFL-is vist liigas, kui ma eksi, et jah, et Emon Waril on olnud võib-olla nagu meedia jaoks ja meie jaoks võib-olla ka nagu suuremad sähvatused, aga Schwessingerist hakati rääkima juba esimestest nädalatest, et see on hea linebacker, me teame juba seda. Ja eelmine mäng sai ju vigaga seal lonkas ringi, aga ei jäänud ühtegi snappi ka vahele ja peaks mängima siin ka, et nagu müts maha poisi ees, et mul see Clevelandi kultuur lihtsalt, selle eest ka müts maha võib-olla veidi, et Garrett, Denzel Ward, need tüübid mängivad ikka nagu nad oleks 22 aastased ja ei tea, et nad on 7 aastat järjest kaotanud, eks ju, ja siis tuleb Swessinger sisse ja Graham tuleb sisse, kes kõik mängivad hästi ja et see Clevelandi kaitsekultuur on selgelt paigas ja ma arvan, et selle taga on liider Garrett ja teine liider Ward. Ja siis selle esimese akna kõige imelikum mäng minu vastu, ma ei saa aru, mis siin toimub. Packers mängib Minnesotaga, mängib Minnesotas. Max Brosmer peaks alustama quarterbackina ja Jordan Love on suht kindlasti väljas. Packers päris palju starterida väljas, aga üks asi selle juures ka, mis ma unustasin alguses öelda. Kui ma ütlen starterid on väljas, sa ei saa väga palju neid ka pingile panna, sest sul ei ole lihtsalt piisavalt mängijad, kellega mängida. Et sa pead ikkagi mängu ka ära mängima, vaata. Love paneb ilmselt õlakud selga ikka. Ütle vast, sorry. Et Love peab igaks juhuks võib-olla need olakud ikka selga panema seal, aga jah, ilmselt võib-olla loodetavasti mängu ei pääse. Jah, aga Minnesota on Max Brosmeriga 7 punkti favoriidid kodus. Ootega, kes Packersi poolt mängib, sest Malik Willis sai eelmine mäng ju see õlajama tuli uuesti välja seal mängu lõpus. Aga Malik Willis peaks mängima. Okay. Nii ma kuulsin, aga jah, siis kes nende 3. string on, vaata. Clayton Toon, kes tuli mängu ja viskas esimese, see ei olnud tema süü, aga ta viskas kohe indi. Sai vähemalt süsteemist välja. See kuidagi week 18 play-off'i minev Packersi tiim läheb kas Malik Willise või Clayton Tooniga Brian Florese vastu. Ikka hästi ja J.J. McCartney'l on limited, aga tundub pigem, et ta ei mängi. Vähemalt niimoodi nagu vibe siiamaani, mis on jah, see ei ole ka hea. Ma ei tea, mida sellest arvata ja ma arvan, et Vikings peab tooma QB sisse, kes iganes see siis on, olgu see, ma ei tea, Kyler Murray või Anthony Richardson või kes iganes. Ja aga kui Minnesota võidab selle mängu, nad on 9-8 palju või? Jah, täpselt. Ja kui Lions võidab nüüd teises aknas seda Bearsi ka, nad on ka 9-8 ja need on divisionis 3-4 meeskond. Sage division. Aga läheme selle mängu juurde. Lions mängib Chicagoga, Lionsil ei ole mitte millegi pärast mängida vaja, nad on playoffist väljas, nad on 8-8, ainuke asi on winning record on 9 võitu, 8 kaotust saaksid, kui nad võidavad selle mängu siin. Chicago'l on kõik vaja mängida, sest et Philadelphia mängib samal ajal, on ju, nad ei tea, mis juhtus, on ju. Jah. Ehk siis kui nad võidavad ja Philadelphia, siis sellest ei loe midagi, nad on number 2 seed, aga kui nad peaks kaotama ja Philadelphia võidab, siis nemad on number 3 seed, mis on tunduvalt halvem tegelikult. Eriti arvestades nagu play-off'i, kui sa tahad kaugele play-off'is minna. Et ma ei tea, Lions võitis 52-21, week 2 on ju. Ja nüüd Ben Johnson tahab väikest revenge game'i või? No ma arvan, et siin on ideaalne võimalus selle jaoks jah, et tingimata ei arva, et seal nagu mingid halvad tunded nende tiimide vahel on, sest nad olid nii pikalt koos, aga Ben Johnson, ma arvan, see võimalus lihtsalt ja see, mis me rääkisime ka, et sa tahad play-off'i minna ikkagi hea hoo pealt ja
üks väike fakt, mida siin jälgida sellest Chicago Bearsi 4000 passing yard'i mitte tabamisest tiimi ajaloos on palju räägitud. Caleb Williams on ainult 270 yard'i kaugusel sellest, et ma arvan, et kui seal tekib mingi võimalus, et isegi kui Chicago on, ma ei tea, 20 ees 4. veerandil ja Calebil on 50 yard'i vaja teha Bearsi ajalugu, kuigi nii Johnson kui Williams ütlesid, et see ei ole oluline, siis ma arvan, nad võivad seda 4000 ka jahtima minna, et noh, Chicago'l. Ma ei usu, et seal on lihtsalt seda, et ma ei usu, et seal on mingi, et noh, keerame seda nuga haava või midagi sellist, aga noh, seal lihtsalt, ma arvan, seal natukene on põhimõtteline vastasseis. Oota, palju Calebil vaja on minna? 270. Huvitav, mis ta over-under on? Ma pärast propi tahaks, ma vaatan, mis ta oli puust. Jah, see on hea point. See on päris huvitav küll, sest et see on viimane meeskond NFL ajaloos, kellel ei ole olnud kunagi 4000 yardi. Et sorry, aga ma arvan, Lionsi jaoks on see oluline ka, et nagu, kas sa tahad minna off-season'ile, kui sa saad. See samas, see oleks kõige parem kirst tordil üldse nende jaoks. Kõik need probleemid, mis nad on olnud see aasta ja siis nad lõpetavad Bearsi kaotusega aasta niimoodi, mis annab neile losing rekordi üle pikka aja ja see on Ben Johnsoni back Bears, kelle käest nad pähe ka saavad, on ju. See on magus. Jah, et see on nagu huvitav, aga low-key, see võib siuke kerge shootout tulla, sest ma arvan nagu Dan Campbell viskab ka nagu kitchen singi nende peale, et nagu fuck it, let's go, sest Bearsi kaitse vastu sa saad tegelikult palju liigutada, nägid eelmine nädal, mis juhtus ju. Ja noh, eriti arvestades, kui nagu pettumust valmistavad need viimased nädalad Detroiti jaoks on, Jameer Gibbs tahab kindlasti seda touchdowni ja Amon-Ra on küll vigane, ta ütles, et ta tahab mängida, aga noh, ma ei imesta, kui Amon-Ra ei mängi. Aga noh, Jameson Williamsile pikka või kes iganes, et ja noh, David Montgomery, ma arvan, mängib viimast mängu Detroitis. On mingid sõnumid nagu liikunud, et ja noh, teistpidi Chicago saab siis või ilmselt saavad tagasi Luther Burdeni ja Romo Tunze, et neid on vaja ka käima saada, et see võib täitsa shootout tulla lihtsalt, jah. Ja see on siuke huvitav ja see on siis 23-25, et kõik teises aknas, kõik mängud hakkavad 23-25 ja see on nädal ka. Siis mis meil siin teises aknas veel on, mainisin korra, Commanders mängib Philadelphia Eaglesiga, Eagles ütles, et nad starterid puhkavad, Tanner McGee alustab quarterback'ile ja Josh Johnson on siis Commandersi poole peal, Tanner McGee versus Josh Johnson, Raiders, Kenny Pickett versus Chris Olukun ja täpselt, tavaline NFL-i fänn, sa ei tea, kes need ongi. Aga need on NFL-i quarterback'id ja Tanner McGee, kusjuures low-key on huvitav, ma tahan näha, kuidas ta mängib. Jah, sest Tanner McGee võib vabalt olla see tüüp, kelle, ma ei tea, Minnesota saadab mingi draft picki vaata. Või noh, midagi sellist, et sa ei pea seda mingi first rounderit saatma, aga äkki saad mingi 3. või 2. raundi picki vastu tegelikult. Jah, odav leping ka veel on ja, et jah. Eagles on ikkagi favoriit, aga ma ei tea isegi, mis mängust vaadata nagu. Aga sõltub, kes mängib, kas Washingtoni poolt, ma ei tea, mis Deebo Samuel teeb või ma ei tea, et seal, see tundub nagu selles mõttes, et see on red zone'i juhtu, ütleme nii. Ja Eaglesi kaitse on ikkagi piisavalt head, peaks domineerima, et nad ei saa kaitseliinis ka kõik istuma panna, et nagu seal on piisavalt vendi, kes teevad playsi ka. Siis Chargers mängib Broncosega, Chargers ütles juba nädala alguses, et Herbert ei mängi, Keenan Allan arvatavasti ei mängi, Tervin arvatavasti ei mängi, Hampton võib olla väljas. Jah, et siin Chargers juba andis alla, et Denver Broncos on number 1 seed AFC's. Jah, põhimõtteliselt ongi jah, et Broncos peab lihtsalt oma ära tegema, eriti kodus ka vaat, et sa kodupubliku eest seda tähistada ja kõik, ma arvan, see on, oota, kuidas see hat and t-shirt game on see või? Jah. Hat and t-shirt game on see. Et sa saad vaata peale mängu, saad oma. Eriti one seed ka vaata, et sa one seed, et noh, sa saad pidu minna panema pühapäeval pärast mängu. Denver jaoks on oluline see mängida ka vibe'iga ja sest et kui sa võidad selle mängu, sul jääb nädal vahele, et see starterid saaksid ka ja mängu ja maigu suhu nii-öelda ja saaksid ka päris reppe. Ja Broncosel on veel see ka, et neil on nagu ikka, kõige paremad tiimid on need, kel kõige vähem vigastusi on ja sa saad ühe lisanädala veel oma tüübid terveks saada, et noh, Surtain saab puhata oma vigastusest ja need Hufangad ja kõik need nagu liidrid saavad nagu ka, et see. Nad kaotasid sentri, see Wattenbergi läks IR-i. Et ta on potentsiaalselt Superbowliks tagasi või Conference Championshipiks, aga jah, praegu see on väljas, üks kaotus pandi IR-i. Dolphins mängib Patriotsil ja kui nad võidavad, nad peavad lootma Broncose kaotust, aga ma just ütlesin, Broncos väga tõenäoliselt ei kaota seda, väga raske ikkagi võita, kaotada Trey Lance'ile, siis Patriots võtta oma võit ära number 2 seed, 2 kodumängu, millal viimati oli 2 kodumängu New Englandis, Foxborough, et ikkagi väga edukas hooaeg, üks terviklikumaid meeskondi minu meelest AFC poole pealt ja me näeme
Will Campbell tuleb trenni tagasi, Milton Williams on trennis tagasi, need 2 poissi me saame play-off'iks tagasi suure tõenäosusega Patriotsi poole pealt. Mac Hollins pandi IR-i nende glue guy, 3. receiver. Et see on võib-olla natuke kaotus, aga muidu Patriotsi poole pealt on suht okei minek, lähen play-off'i. jah, et noh, New Englandis on feels like -12 tol õhtul Celsius, nii et Miami kaotab seda mängu, aga jah, see Mac Hollinsi, ma ei mõelnud üldse selle pealt, okei, Diggs ilmselt mängib, aga lihtsalt see Mac Hollinsi IR võib ka nagu, et noh, niigi hõre receiver room ja noh, eks näis. kui Diggsiga ka midagi juhtub nüüd. Et kellel sa siis viskad, Hunter Henry on sul, või okei, Keishan Boodi ja Kyle, no siis peab Kyle Williams hullu panema. jah, hästi mänginud viimased paar nädalat, siis Dolphinsi poole pealt Quinn Ewersile hea match-up nagu vaadata, kuidas ta selle hea kaitse vastu mängib, et see on siuke Miami jaoks hea hindamismäng ka, et kes ta on tegelikult vaata quarterback'ina. Kusjuures ma just praegu hakkasin mõtlema, et noh, ma arvan, et Miami peaks, noh, mis iganes nad Tuaga nüüd otsustavad, et kas nad saavad tast lahti või mis nad teevad, aga tegelikult Quinn Ewers, ma arvan, väärib ikkagi järgmine aasta ka paari mängu lihtsalt sellepärast, et näha, kuidas ta päriselt välja näeb või noh, full off-season'it vähemalt selles mõttes. jah, vähemalt quarterback competition äkki training camp'is, kui mitte midagi muud. Siis Cardinals, Los Angeles Rams'ist me rääkisime, neil on motivatsioon olemas mängida, tundub vähemalt, et Sean McVay tahab sunnib nad kõik mängima panema, kui on terved. Sest Davante on ikka vist väljas ja Kevin Dotson tundub ikkagi väljas olevat ka. Aga see on huvitav sellepärast, et vaata eelmine aasta Rams puhkas week 18 ja neil oli savise seeding on ja võitsid ju esimeses raundis kohe. Ja see aasta tundub vastupidi minema, et meil on vaja hea vibe'iga minna play-off'i. Ja, täpselt nagu vastupidi, et nagu sa enne rääkisid ka, kuidas need viimased nädalad läinud on, et võib-olla 3 nädalat tagasi me oleks öelnud, et nad on NFC 1 seed ja nüüd on see, et neil on hädasti võitu vaja, et ennast paremini tunda, et noh, see on naljaks, kuidas NFL-is kiiresti käib see. Ja, see on jah, ühe nädalaga, usu mind peale seda nädalat, meil on ka mingi hot take jälle, kus ei, sakivad, halb meeskond on ühte nädalat. Kui Texans mingi 30 punkti skoorib, siis ma ütlen väga crazy'sid asju. Superbowli contender on ju. Siis viimane mäng, New York Jets versus Buffalo Bills. Kõige parem miim üldse, mis meil siia notidesse pandud on Kallaste poolt, ehk siis põhimõtteliselt Josh Allen peab show up ima ja siis Bills võidab. Jah, see on see, kui LeBron mängis, vaata kellega, Hawksiga, kui LeBron oli Miami's ja Chris Webberilt küsiti enne mängu, et mis Miami võidu võtmed on ja siis oli LeBron wake up, LeBron get on bus, LeBron show up. Et ma arvan, et see on Joshiga, kuigi Josh on vigane, et noh, Bills ikkagi igal juhul, sa pead võitma, isegi kui Mitch Trubisky on, ma eeldan, et Bills võidab, aga Jets hädasti vajaks ühte interceptionit, sest nad lõpetavad hooaja 0, mida ei ole varem juhtunud. Jah, aga Josh Allen annab võimaluse. Ja, kui keegi annab võimaluse, see on Josh. Aga Josh, selles mõttes Josh Allen ütles nagu pressikal, et nad võtavad seda Jetsi mängu nagu tõsiselt. Et noh, kes teab, pressikonverentsi week 18 uskuda, aga noh, mulle tundub, et Buffalo ikkagi läheb siin võitu võtma ja noh, ma lihtsalt tahtsin sult küsida, selles mõttes see ongi viimane mäng ka, et kas Aaron Glenn coachib oma töö eest ja kui ta ei coach'i, siis või kui otsus on tehtud, siis mis otsus tehtud on? Et ma nagu ei oska arvata midagi temast praegu. Ma tulen tagasi pigem selle juurde, kes on praegu turul olemas, kes oleks parem vaata ilmtingimata. Aus. Ja noh see, et Voidi kultuuri ehitamine on pikaajaline protsess. Jah, et pigem see päästab teda see aasta. Ja ta näitas mingit nagu vaata minekut selle hooaja keskel ka korra vaata. Et nagu mängid ikkagi vist tundub, et mängivad, no kuigi eelmine mäng oli ikka väga kole olge. Ausalt, see oli väga sarnane selle Joe Judge'i 3rd and 10 QB'st liigiga. Aga ei, noh see, mul on sama mõte jah kuidagi, et noh vähemalt tundub, et ta on players coach, aga noh, ta toodi kultuuri ehitama ja see võib-olla on nagu hästi toiminud, aga noh, neil on pikke ja asju, et noh, võib-olla see ei ole nii masendav, aga lihtsalt jah, ega ma ei imestaks, kui Jets otsustab mingi lolli liigutuse teha ja kellegi teise treeneri sisse tuua. Ei, 100% tegelikult ma ei imestaks ka, kui Jets seda teeb, aga see oleks kõige Jetsi masi teha üldse, nii et mitte miski ei pane üllatama siin hetkel jah. Aga siis, sellega saime läbi siis week 18 mängud üle käidud. Omajagu mänge, mis ei mõjuta midagi, aga Red Zone paneme peale. Touchdownid on huvitavad, seal juhtub huvitavaid asju. Vaadake, hoidke silmad peale, kindlasti me Oliboostidel, me paneme nüüd sotsiaalmeediasse ka üles, Olibeti kodulehel leiate üles, me paneme kokku kõige paremad siis incentive'ite based, et nagu mis mängijatel on individuaalsed incentive'id olulised, et paneme nendes kokku siis Oliboostid, et hoidke silmad peale, et see on siuke asi, vingu asi ka, millel nagu silma peal hoida, silma peale. Aga olge vastutustundlikud ka pettides ikkagi selle hoiatuse peab alati ära ütlema, muidu on see, et keegi tuleb süüdistamas, me ütlesime.
täpselt ja aga paneme siis silma peale viimast korda ennustusmängule see aasta, et ongi viimane ennustusmäng ka ju. That's kind of nice. Tegelikult on hea, jumal tänatud, et see läbi saab, see on nii juurde. siis sul on sul Ott ja Mati või? Mul on mõlemad ees jah, nii Otiga. Okei, väga hea. Siis ma olen laivis, Backers, Minnesota. For fuck's sakes, ma ju ei tea, mis see Backers. Kui sa tahad, ma teen sulle otsuse lihtsamaks, mina võtan Minnesota, Ott võtab Green Bay. Ja, see teeb väga palju lihtsamaks jah. Malik Willis, fuck it, Green Bay võidab. Ja Green Bay võidab, Minnesota nägi ikkagi nii halb Brosmaniga ka välja jõulude ajal. See Malik Willise puhul, ma võtsin Minnesota lihtsalt sellepärast nad on kodus ja Flores saab võib-olla küpsetada, aga sest Willis mängis hästi, aga tal seal lõpus, tal nagu visates läks parem õlg nagu, tal oli vigane ja ta viskas ja näha oli, et tal jäi parem õlg rippuma, ma ei tea, kas see oli Toradol lõpetas mõjumise või mis iganes, aga ma ei imesta, kui Clayton Tune siin päris pikalt mängib. Kui McCartney mängib, siis Minnesota on parem valik minu meelest, aga ma ei tea, kas ta mängib, aga Clayton Tune versus Max Brosman ikkagi bullshit. Kohutav mäng. Jacksonville, Tennessee kõigil Jacksonville, ma arvan jah. Jah. Houstoni Colts kõigil Houston, right? Houston. Dallas Giants kõigil Dallas on ju? Jaa. Cincinnati Cleveland kõigil Cincinnati? Mina panen Clevelandi nalja pärast. Okay. Saints Falcons. Eriti palju laavet on ju? Kõigil Falcons jah. New England, Miami, New England kõigil ma arvan. Jaa. Cardinals, Rams, kõigil Rams on jah. Jaa. Chicago, Detroit, ma võtan Detroiti, ma ei tea miks. Me lähme Chicago Kotiga. Okay. Washington Eagles, ma arvan ikkagi Eagles võidab parem meeskond. Kõigil kolmel. Buffalo samamoodi kõigil Jetsi vastu on ju? No siin pole küsimuski. Chiefs, Raiders. Raiders, me võtsime mõlemad Chiefsid. Tavai mõtled Raiders, Kenny Pickett on parem kui Chris Olokul. Seda nüüdki hea point. Siis Denver võidab kodus Chargers kindlasti on ju? Jah. Ja viimane, teil on kõigi Baltimore jah? No ütle, mis sa paned enne? Ma lähen, sõidame siis põhja, kuradi Atlandi ookeani põhja selle Steelersiga ära, fuck it Steelers. ma olen nii palju valinud neid see aasta, et nagu see on nii, lähme siis Steelersiga, fuck it. Ma olen, Ott võttis Baltimori, ma võtsin ka Baltimori, ma olen nii palju nagu hedge inud see aasta emotional, vaata lihtsalt, et et ma panen vastase ja siis tunnen mõlemad pidi hästi ennast, aga siis kui ma vaatasin nüüd week 18, kuule see on Pittsburgh, week 18 play-off'i minemise peale, see on bragging rights, et see on Baltimore. See saab olema väga-väga vinge mäng, et see on ka üks mäng arvatavasti saab ka ju seal vaadata, et see ei ole nii hull. Aga Kallaste, vinge aasta oli. Saime jälle ühele poole 2025 aastaga, nüüd lõpetame ka siis põhjooaja selle nädalaga ära. Kõige vingem, kui sa praegu off the cuff, kõige vingem mälestus sellest aastast? NFL hooajast. Oota, see on nüüd hea küsimus. Kui sa lihtsalt praegu, sa ei pea isegi mõtlema, mis on praegu vahel tuleb. Mul tuli millegi pärast Jameer Gibbsis hiiglaslik mäng, vaata, kus ta overtime'is mingi esimese play-offs 75 jardi, ma ei tea, miks mul see esimesena pähe tuli. Okei, jaa, see oli vinge. Mis sul? Ma olen home, ma mõtlen Jackson Dardi, see kuradi Maue keskel see hype, mis tuli, kui me tegime Eaglesile pähe. Jaa, õige jah. Fuck, me tegime Eaglesile pähe, nagu seda ei juhtu ikka iga aasta, 10 aasta jooksul kuradi jõuab korra ainult, et see oli vinge, seal hooaja keskel oli isegi vahepeal hype'i, et me olime 500 järsku lähedal, aga siis me kaotasime Denverile selle mängu. 9 punniga olime 4. veerandal ees ja me kaotasime. Brian Dable oli meie peatreener see aasta, mäletada? Sest nii ammu mõõdus. See juhtus jah. Ei, mul oli üks variant, mis veel öelda oleks see, et hooaja esimesed 3 veerandit, kui Baltimore läks Buffalo vastu mingi 40-25 juhtima ja siis kõik kokku varises. Elu oli nii ilus. Patrick Mahomes läks ACL. Jah, tõsi, see juhtus. Jah. Chiefs oli week 15 oli Chiefs juba konkurentsist väljas, see on crazy. Ja meil on üks huvitav drill mõeldud siin enne Superbowli ka sarnase vaatega, kuidas me teeme väikse ülevaate, et kuulete siis, kui me jõuame sinna, teeme sarnase drilli. Aga kõigile, head uut aastat veel kord, et väga mingi, et viitsite meid kuulata siin jutustada. Ülar kõhib vahepeal otse mikrisse, kui ta tuleb vale ajal. Ülar on haige ka. Jah, ei, pole hullu. Could be worse, ütleme nii, nüüd on juba okei. Could be worse, jah.
et tänks kuulamast kõigile ja näeme siis järgmine nädal, et võtame siis järgmine teisipäev kokku selle Week 18 või kolmapäev, ütleme siis kolmapäev tuleb episood välja, võtame kokku siis selle viimase NFL-i põhjooaja nädala, et selle näeme siis, tšau. Cover 3 igavesti, tšau.